See on täiesti uus USA's valmistatud süsteem, mida pole varem tegevuses nähtud ja väidetavalt toob see Ukrainas väidetavalt edukalt alla Vene kaugmaa Kerini ründedroone. Tempest. Vaatame seda süsteemi lähemalt ja ainulaadset rolli, mida see võiks täita Ukraina droonivastases õhutõrjes. Kui Venemaa 2022 aasta veebruaris Ukrainasse tungis, olid mehitamata õhusõidukid sõjategevuses pigem kõrvaline osa, mida kasutati peamiselt luureks ja kaugelt sooritatavateks löökideks. Kuid vähem kui 4 aastaga on neist saanud nii Venemaa kui ka Ukraina jaoks olulised ründe- ja kaitseelemendid. Rindedžuunel valitsevad taevas nii GPS-i kui ka fiiberoptilise juhtimisega kamikaze FPV droonid, muutes igasuguse liikumise äärmiselt ohtlikuks. Ja mõlema riigi rindejoonest sügaval tagalas küllavad pikamaa ründedroonid nagu Venemaa Kerini varitseva laskemoona perekond ja Ukraina FP1 hävingut olulisele taristule, näiteks elektrijaamadele ja sadamatele. Venemaa lakkamatud raketi- ja Kerini rünnakud Ukraina energiataristu vastu on jätnud suured linnad nagu Kiiev, Harkiv, Dnipro ja Odessa pimedusse, ilma kütte ja veeta pikaks ajaks keset külmunud talve. Seetõttu pole nende öiste pommitamiste peatamine kunagi olnud olulisem. Ja nüüd on Ukrainal oma arsenalis hirmuäratav uus relv. 2026 aasta jaanuari alguses avaldas Ukraina õhujõudude juhtimiskeskus video, mis näitas Tempest-süsteemi töös, tõestades, et vähemalt üks selline süsteem oli Ukrainas aktiivses kasutuses ning kõige tõenäolisemalt opereeris seda õhujõud. Huvitaval kombel avaldati sama video tugevalt tudustatud versioon juba eelmisel oktoobril, mis viitab sellele, et süsteemi kasutati Ukrainas mitu kuud enne selle avalikku kinnitamist. Virginias asuva kaitsetöövõtja V2X poolt valmistatud Tempest-süsteemi tutvustati esmakordselt alles oktoobris Washingtonis toimunud Ühendriikide Armee Assotsiatsiooni ehk AUSA messil. Ettevõte ega USA sõjaväeallikad pole süsteemi tarnimist Ukrainasse ametlikult teatanud. Siiski ei ole see, et lääne relvasüsteemi on salaja testitud või kasutusele võetud Ukraina relvajõududes sugugi erandlik ega vastuoluline juhtum. Alates Venemaa sissetungi algusest on mitmed lääne ettevõtted viinud oma prototüübid ja uued süsteemid tegeliku lahingusse Ukrainas, kusjuures olukord on muutunud juhuslikust ametlikuks. 2025 aasta juulis teatas Ukraina juhtiv kaitseinnovatsiooni klaster Brave One uue programmi Test in Ukraine käivitamisest, mis võimaldab välisettevõtetel testida sõjatehnoloogiaid lahinguväljal. Brave One'i sõnul võimaldab see algatus välisettevõtetel ja valitsustel luua lahendusi tegelikele sõjaväljakutsetele, saades samal ajal vahetut tagasisidet sõjaväelastelt ning täiustades oma tooteid lahingukogemuse põhjal. See lihtsustab ka lubade hankimise protseduure varustuse importimiseks ning käsitleb praktilisi olukordi, näiteks mis juhtub siis, kui testimisseadmed saavad lahinguväljal katsetamise käigus kahjustada või hävitatakse. Seega pole üllatav, et süsteemi nagu Tempest on Ukrainas salaja proovile pandud, nagu paljusid teisi relvasüsteeme. Kõik need katsed ei õnnestu. Näiteks lõpetas Ukraina hiljuti uute HX2 ründedroonide tellimused Saksa kaitsetehnoloogia idufirmalt Helsing. HX2 loodi autonoomseks tegutsemiseks, kasutades tehisintellekti lõppjuhendamiseks, keskfaasi navigeerimiseks ja visuaalseks sihtmärgi tuvastamiseks. Siiski hoolimata varem välja kuulutatud plaanidest hankida neid kuni 6000, ei vastanud need väidetavalt ootustele Ukraina 14. rügemendi rindekatsetustel. Kuigi Helsing lükkas selle ümber, teatasid Ukraina väed probleemidest õhku tõusmisel, lubatud tehisintellekti funktsioonide puudumisest ja haavatavusest elektroonilise sõjapidamise segamise suhtes, mis häiris sidepidamist operaatoritega. Senise piiratud teabe põhjal tundub Tempest olevat palju tõhusam. Tempesti süsteemi tööd näitavas õhuväe juhtkonna jagatud videos ütleb operaator, kelle kutsung on Shorty: praeguseks on meie meeskond hävitanud 21 Shahed-drooni. Shahed 136 on aldne Iraani droon, mille põhjal on Jerini perekond kohandatud. See masin hoiab taeva lukus, ütleb ta, lisades, et selle meeskond oli varem saadetud Ukraina idaosasse, kus nad hävitasid kõik sihtmärgid, mida nad seal ründasid.
Mulle meeldib vaadata, kuidas eesliinitehnika end lahingus tõestab. Vajuta The Military Show'le telli. Me võtame need süsteemid lahti, kui need veel suitsevad. Mis on Tempest-süsteem ja mis teeb sellest Ukraina õhutõrje jaoks nii köitva lahenduse? Lühidalt öeldes on V2X Tempest kõrge mobiilsusega sõiduk, millel on AGM-114 Hellfire rakettide laskeseade, mis on optimeeritud droonitõrje ehk CUAS rolli jaoks. On teada, et see tulistab raketi Longbow varianti, millel on 20-naelane lõhkepea ja mis kasutab sihtmärkide jälgimiseks ning tabamiseks laseri asemel radarjuhtimist. Süsteem ühendab 2 toruga Longbow raketilaskeseadme radariga, mis on paigutatud väga mobiilsele, modulaarsele ja kergele 4x4 šassile, mis näeb välja nagu Canon Maverick X3 SSV. V2XI sõnul on see päägiplatvorm ehitatud turul saadaolevatest ehk COTS komponentidest, pakkudes kiirust, modulaarsust, surmavat täpsust ja skaleeritavust kerges konfiguratsioonis, mis on kohandatud eesliinil kasutatavate droonitõrjeoperatsioonide jaoks. See on disaini filosoofia, mis rõhutab kiirust, lihtsust ja ellujäämisvõimet. 4x4 šassi tähendab, et Tempest suudab hõlpsasti liikuda üle keerulise maastiku, pidades sammu mehaniseeritud jalaväe või eriüksustega dünaamilistes keskkondades. Selle madal profiil ja suur manööverdusvõime muudavad selle ideaalseks kiireteks tulista- ja liigutüüpi operatsioonideks, kus ohud tuvastatakse ja tõrjutakse ning seejärel liigub sõiduk kiiresti ümber, enne kui vaenlane jõuab vastutulega või elektroonilise sihtimisega reageerida. Need tulista- ja liiguvõimed on veelgi täiustatud Tempesti poolt lastava Longbow raketi tulista ja unusta funktsioonidega. Algupäraselt USA armee AH-64D ja E Apache Longbow ründekopterite jaoks loodud rakett on Hellfire'i raketiperekonna kõige arenenum variant. Racketil on aktiivne millimeeterlaine radarotsija, mis võimaldab autonoomset sihtmärkide tuvastamist ja tabamist igasugustes ilmastikutingimustes, ilma et oleks vaja pidevat operaatori juhendamist. Kuni 5 miili ulatusega võimaldab see rakett Tempestil neutraliseerida suuremaid teise- ja 3. klassi droone, tiirutavaid laskemoona ja isegi madalal lendavaid koptereid. Süsteemi kompaktseks, tõhusaks ja kindlale ülesandele suunatuks hoidmiseks valis V2X ühe Radotype radari täisspektri andurite komplekti asemel. See on täiesti loogiline, arvestades süsteemi kitsalt määratletud ülesande profiili. Kuigi Radotype radar on piiratud ühe suunaga, pakub see täpset sihtmärgi jälgimist ja tulejuhtimisandmeid raketisüsteemile. Samal ajal, hoides sõiduki elektroonilise signatuuri madalana, võimaldades sellel jääda märkamatuks kuni rünnakuks valmisolekuni. Seda tüüpi radar ei ole mõeldud laiaulatuslikuks piirkonna jälgimiseks, vaid pigem lõppfaasi tulejuhtimiskeskuseks, mis saab vihjeid välistest allikatest võrgustatud lahinguväljal. Ja just sellist integreeritud õhutõrjesüsteemi Ukraina seda kasutabki ning seal võib see anda terava eelise. Et tõrjuda Venemaa poolt esitatavaid erinevaid õhuohte, mis ulatuvad hävitajatest ja pommitajatest kuni maismaalt, merelt ja õhust lastavate ballistiliste ja tiibrakettideni ning erineva suuruse ja ulatusega droonideni, koosneb Ukraina õhutõrje mitmest kihist. Ukraina droonitõrje müüri keskmes on tuvastussüsteemide võrgustik, kuhu kuuluvad radarid ja termokaamerad, mis tuvastavad lähenevad droonid, jälgivad neid ning annavad märku müüri osadele, mis need alla tulistavad. Neid täiendavad elektroonilise sõjapidamise süsteemide võrgustik, mis häirib droonide navigeerimist, sundides neid maanduma, sihtmärkidest mööda lendama või mõnel juhul isegi Venemaale tagasi pöörduma. Droonide allatulistamise osas on esimene kiht Ukraina hävituslennukid, sealhulgas nõukogudeaegsed Su-27, Ameerika Ühendriikides toodetud F-16 ja Prantsuse Mirage 2000. Nendest lennukitest lastud raketid on osutunud üsna tõhusaks kõrge väärtusega sihtmärkide nagu tiibrakettide ja ballistiliste rakettide allatulistamisel. Kuid Ukrainal on neid vähe. Nende kasutamine ja hooldamine on kallis. Nende lennukite poolt lastavate rakettide varud on piiratud ning need ei ole kulutõhus lahendus Vene droonide vastu, mis on palju odavamad. Järgmine kiht on Ukraina traditsiooniliste raketipõhiste õhutõrjesüsteemide võrgustik, nagu USA's toodetud MIM-104 Patriot ja Saksamaa Iris-T süsteemid. Need on osutunud tõhusaks nii väärtuslike rakettide kui ka droonide vastu ning neid paigutatakse tavaliselt Ukraina tähtsate linnade ja taristu kaitseks.
Siiski sarnaselt hävituslennukite olukorrale on ka need tipptasemel raketisüsteemid ja nende poolt tulistatavad raketid piiratud arvuga nii Ukrainas kui ka liitlaste ladudes. Ka raketid ise võivad olla palju kallimad kui Tšerinid, mistõttu pole need kaugeltki ideaalne lahendus nende lärmakate ja hävitavate kahjurite allatulistamiseks. Kihilise õhutõrjevõrgu aluseks on mobiilsed tulegrupid. Need on sisuliselt väikesed liikuvad üksused, mille sõidukitele on paigaldatud raskekuulipildujad. Need on arvukad, väga mobiilsed, kiiresti kasutusele võetavad ning sellised süsteemid nagu Saksa Flakpanzer Gepard on osutunud väga tõhusaks nii tavaliste Geroni variantide kui ka paljude teiste Vene luuredroonide ja rändmoona allatulistamisel. Gepardil on 2,35, Merlik on KDA automaatkahurit, mille ühine laskekiirus on 1100 lasku minutis. Koos Riiba seireradariga, mille tuvastusulatus on umbes 9 miili ja Kuuriiba jälgimisradariga sobib see ideaalselt kiirete madallendavate droonide nagu Tšerin ja Tšerin 2 variandid tabamiseks. Gepard tulistab 35 mm lõhke ja alammõõdulist laskemoona, mis plahvatab sihtmärgi lähedal või läbib selle suurel kiirusel, tekitades tiheda killupilve drooni lennutrajektoorile. Tulemuseks on väga suur tabamis- ja hävitustõenäosus droonide ja ringleva laskemoona vastu. Veelgi olulisem on see, et ühe heedmürsu hinnaks hinnatakse umbes $1000, samas kui Tšerinide hind jääb olenevalt variandist, lõhkepeast ja muudest omadustest $20,000 kuni $100,000 vahele. See laskemoon on ka palju kättesaadavam ja kiiremini toodetav kui tõrjeraketid. See tähendab, et võrreldes raketipõhiste süsteemidega pakub Gepard madalat hävitamiskulu suhet, võimaldades Ukrainal hoida oma piiratud ja kalleid raketivarusid suurema mõjuga ohtude jaoks, nagu saabuvad Iskanderi raketid. Tänu nendele eelistele on Gepard ja teised sarnased mobiilsed kuulipildujapõhised süsteemid saanud Ukraina droonitõrje võtmekomponentideks, kuid on ka piiranguid. Kuigi neid on kiire ja kulutõhus kasutusele võtta ning seetõttu sobivad nad hästi tulista- ja taandoperatsioonideks, suudavad kuulipildujad sihtmärke tabada vaid piiratud kõrgustel ja suhteliselt madalatel kiirustel. Need sobivad ideaalselt standardsete madallendavate ja mõõduka kiirusega Kerin 1 ja Kerin 2 vastu kaitsmiseks. Kuid viimastel kuudel on venelased kohandanud Kerinid lendama palju kõrgemal väljaspool kuulipildujate laskekaugust. Uuemad Kerin 3 droonid on samuti reaktiivmootoriga, võrreldes varasemate propelleriga mudelitega, mis suurendab oluliselt nende kruiisikiirust ja muudab aeglasematel kuulidel ja mürskudel nende allatulistamise palju raskemaks. Lisaks tossinale või enamale Vene raketile peavad Ukraina õhutõrjejõud igal ööl toime tulema 100 kuni 600 kaugmaa drooniga. Paljud neist on palju odavamad Kera peibutusdroonid, mis on spetsiaalselt loodud õhutõrje tähelepanu hajutamiseks ja väärtuslike õhutõrjerakettide kulutamiseks, samal ajal kui lõhkepeaga Kerinid lendavad läbi selle protsessi käigus tekkinud lünga. Kui need droonid lendavad kaugemal, kui Ukraina suurtükipõhised õhutõrjesüsteemid ulatuvad, jääb Ukrainale sisuliselt 2 halba valikut. Kasutada oma piiratud ja kalleid rakette nende allatulistamiseks või valmistuda tabamuseks. See on Ukrainale keeruline väljakutse. Ukrainal on vaja droonitõrjerelva, millel oleks sama ulatus nagu tõrjeraketil, kuid mis oleks sama kiire ja odav toota nagu mürsk. Sellele väljakutsele vastuseks on Ukraina lisanud oma droonitõrjesõjale uue kihi ning see on ilmselt kõige paljulubavam – tõrjedroonid. Sisuliselt tähendab see väikeste, odavate ja kiirete droonide kasutamist, et alla tulistada palju suuremaid Keran-tüüpi ja teisi Vene rändmoona, nagu BM-35 Italmas. See on leidlik lahendus, mis lahendab mõlemad väljakutse osad. Esiteks on Keranide hävitamiseks kasutatavad droonid sisuliselt modifitseeritud FPV droonid, mida Ukraina laialdaselt rindel kasutab. Ukraina on väidetavalt tootnud alates 2024 aastast neid droone iga kuu 100 000. Seega on tuhandete püüdurdroonide igakuine tootmine mitte ainult täiesti teostatav, vaid suuresti ka ilma välisabita. Nende püüdurdroonide tootmine maksab tavaliselt vaid $3000 kuni $5000. See võib olla mitu korda kallim kui Gepardi mürsk, kuid see on siiski mitu korda odavam kui isegi odavaim $20,000 Keran.
Uute täiustatud reaktiivmootoriga Keran 3 ja Keran 5 variantide hinnaks hinnatakse üle $100,000. Seega on need odavad püüdurdroonid väga kulutõhus viis nende hävitamiseks. Olemasolevad andmed viitavad ka sellele, et need on üsna tõhusad. President Volodymyr Zelenski sõnul on nende keskmine edukuse määr 68%. Juulis seadis ta eesmärgiks toota 1500 FPV-tüüpi püüdurdrooni päevas ning aasta lõpuks oli see eesmärk väidetavalt täidetud. See on muljetavaldav saavutus ja tõenäoliselt võimaldab see Ukrainal varusid koguda. Kuigi Venemaal on väidetavalt võimekus toota päevas 500 Geroni ja Cabera drooni, kasutab ta tavaliselt vaid väikest osa neist oma öistes rünnakutes, mis tähendab, et ta kogub peaaegu kindlasti ka ise varusid. Kui Venemaa peaks kunagi otsustama alustada neid tuhandeid Gerone hõlmavaid suurrünnakuid, mida on sageli ennustatud, kuid mis pole kunagi teoks saanud, on suur varu tõrjedroone kulla hinnaga. Tõepoolest, kuna Ukrainas on nii suur tähelepanu tõrjedroonidele, tänapäeval arvestades Ukraina hästi dokumenteeritud raskusi saada partneritelt usaldusväärselt tipptasemel süsteeme ja tõrjerakette, siis kuhu sobitub Tempest nende õhutõrjesüsteemi? Alustuseks pole selge, kui palju Tempest-süsteeme Ukrainal juba olemas on. Seniini avaldatud videomateriaal kinnitab vaid ühe süsteemi olemasolu ning arvestades, kui uus see süsteem üldiselt on väga ebatõenäoline, et Ukraina relvajõudude käsutuses oleks praegu rohkem kui paar Tempestit. Siiski, kui see on tõesti nii tõhus, nagu Shorty ütleb, ja kui seda kasutatakse suuremas mahus, võiks see sobituda Ukraina õhutõrjesse kui veel üks kaudne kaitsekiht. Kui tõrjedroonid täidavad rakettide ja kahurite vahelise tühimiku, siis Tempesti mobiilsus ja vastupidavus võiksid täita lünga tõrjedroonide ja Ukraina olemasolevate tippklassi raketipõhiste õhutõrjesüsteemide vahel. Enamasti hoitakse Ukraina Patriot, Iris-T ja muid tippklassi maismaasüsteeme rindest kaugele eemal. Need kaitsevad tagalas võtmelinnu ja rajatisi Vene Iskanderi, Kalibri, Kinjali ja H-101 raketirünnakute eest ning neid kasutatakse säästlikult, kuna jätkuvalt napib asendustõrjerakette. Ukraina Gepardid ja muud kuulipildujapõhised mobiilsed kaitsesüsteemid asuvad samuti peamiselt tagalas, kaitstes samu linnu Keranide eest, mis tavaliselt kaasnevad raketirünnakutega. Tõsiasi, et need on sõidukitele paigaldatud, annab neile võimaluse kiiresti positsiooni vahetada, mis muudaks need sama tõhusaks ka eesliinil. Kuid Venemaa ei sihi oma keerane tavaliselt sinna. Venemaa kasutab eesliinil peamiselt Fab Glide pomme, fiiberoptilisi FPV-droone ja suurtükiväge, mitte tiirlevat laskemoona. Geranid on mõeldud elektrijaamadele, Ukraina viljaga laaditud laevadele ja mitmekorruselistele korterelamutele, mis asuvad kaugel eesliini tapamasinast. Nüüd, samas tagalas asuvas kõrge väärtusega kaitseolukorras, lisaks Tempest tõenäoliselt vaid marginaalset väärtust Ukraina õhutõrjele, eriti kohtades, kus on juba paigaldatud Patriot või Iris-T süsteemid. Tempesti Longbow-tüüpi raketi laskekaugus on vaid umbes 8 kilomeetrit, võrreldes Patriot Back 3 umbes 180 kilomeetriga ja Iris-T SLM-i 40 kilomeetriga. Selle tõhus lennukõrgus on samuti märkimisväärselt madalam, 20 000 jalga võrreldes Back 3 120 000 ja SLM-i 66 000 jalaga. Seega on need tõhusad ainult madalal lendavate sihtmärkide vastu ja pakuvad palju lühemat reageerimisakent kui nende tuntumad analoogid. Samas, vähem kui $150,000 eest tükk on Longbow'd 2–4 korda odavamad kui SLM-i raketid ja palju odavamad kui Back 3D, mille hind on $4–7 miljonit tükk. Tõenäoliselt on Tempesti jaoks saadaval ka märkimisväärsed Hellfire'i rakettide varud. 2021 aastaks oli toodetud üle 87 000 erineva variandi Hellfire'i. Hinnanguliselt umbes 10 000 kuni 14 000 neist olid just AGM-114L Longbow raketid ning paljud neist pole veel kasutatud. Kuid kuna madal lendavate Keronite sihtimiseks on kasutusel ka kulutõhusamad Gepardid ja tõrjedroonid, on raske põhjendada Tempesti massilist kasutuselevõttu tagalas. Kuid rindejoonel ja selle läheduses võib Tempest anda Ukrainale eelise. Raketipõhine õhutõrjesüsteem, mida saab kiiresti peaaegu kõikjale paigutada, tulistada ja kaduda enne, kui venelased üldse aru saavad, et see seal on. Raketiheitsed on paigaldatud sõiduki katuse mõlemale küljele, andes Tempestile tasakaalustatud ja kõrgendatud tulistamisplatvormi laia sihtimisnurgaga.
Longbow tüüpi raketid on tulista ja unusta tüüpi, nii et pärast nende väljalaskmist ei pea sõiduk enam nendega ühendust hoidma, mis vähendab oluliselt operaatori ohuaja pikkust. Nad saavad peaaegu kohe pärast väljalaskmist taanduda, seejärel kiiresti relvastuda ja uuesti positsioonile liikuda, muutes Tempesti ideaalseks kiireteks löö- ja taandu operatsioonideks, mis on lahinguväljal üliolulised. Lisaks 4x4 šassilt saadavale liikuvusele muudab Tempesti kergus selle sobivaks ka eesliini kasutuseks. Lisaks sellele, et seda saab kohale sõidutada, saab seda paigutada ka transpordilennukitest, liigutada kerge logistika abil ning hooldada kaubanduslikult kättesaadavate varuosadega. Kui kõik need eelised kokku liita, on näha, kuidas mitmekümnest või veel parem 100 Tempestist kooslev laevastik, mis on laiali paigutatud eesliinile, võiks Ukrainale tohutut vahet teha. Need annaksid Ukrainale omamoodi eesliini raketipõhise õhutõrjesüsteemi, mis võimaldaks Keroone rünnata palju lähemal eesliinile ja seega kaugemal nende lõppsihtmärkidest. Longbows võime täpselt tabada nii maismaa sihtmärke kui ka droone, tähendab, et Tempest annaks Ukrainale samal ajal ka HIMARS-i-laadse võimaluse. Väiksema tegevusraadiuse ja väiksema hävitusjõuga, kuid palju suurema liikuvuse ning väiksema rahalise kuluga asendamisel. Nagu kõigil relvasüsteemidel on ka Tempestil või vähemalt selle praegu teadaoleval varasel versioonil muidugi mõned piirangud. Radaari kitsas vaateväli tähendab, et see sõltub laiemast andurivõrgust, mis annab varajast hoiatust ja sihtmärkide andmeid. See tähendab, et see pole täielikult iseseisev, mis võib olla nõrk koht. Samuti tähendab Tempesti 2 raketi kandevõime, et sellel on piiratud võimekus reageerida droonide parverünnakutele, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse suuremas koguses või koos täiendavate tugisüsteemidega. Siiski tuleks detsentraliseeritud ja kiire tempoga õhusõja kujuneval ajastul neid piiranguid praegu pigem käsitleda kui taktikalisi kitsendusi, mitte strateegilisi puudusi. Pole kahtlust, et nagu paljude teiste relvasüsteemide puhul täiustatakse ja arendatakse ka praeguse Tempesti võimekust tänu Ukrainas saadud lahingukogemusele. Kui see vastab oma esialgsele lubadusele kui Geron tapja, võime oodata Tempesti palju laiemat kasutuselevõttu nii Ukrainas kui ka võimalik, et USA armee poolt. Sõjad Ukrainas ja nüüd ka Pärsia lahes on purustanud paljud tavapärased lahingureeglid. Kõik osapooled nendes konfliktides kasutavad droone tohutult, nii rindel kui ka ugurünnakuteks sügaval tagalas. On puhkenud tohutu relvastusvõidujooks, kus riigid üle kogu maailma kiirustavad välja töötama kõige surmavamaid, paremini skaleeritavaid ja kulutõhusamaid ründedroone ülima kiireloomulisusega. Samal ajal on tekkinud sama oluline relvastusvõidujooks ka droonitõrjetehnoloogia vallas. Tuntud ka kui CUAS-lahendused hõlmavad droonitõrjemeetmed kõike, alates odavatest käeshoitavatest võrkpüssidest kuni keerukate raketisüsteemideni, mis maksavad $100 miljoneid. Kuid nüüd on Rootsi hiiglane Saab välja töötanud ainulaadse kontseptsiooni, mis on end lahingus tõestanud ja võib muuta kogu NATO lähenemist droonitõrjele. Loki. Vaatame lähemalt Loki süsteemi, mis teeb sellest nii innovaatilise kontseptsiooni ja kuidas see võiks droonisõda jäädavalt muuta. Nüüd on CUAS-ist saanud suur äri. Droonide sissetungide laine Euroopa õhuruumi 2025. Aasta keskpaigast kuni lõpuni paljastas, kui ettevalmistamata oli suur osa Euroopast drooniparvede rünnakuteks, mida Ukraina ja üha enam ka Venemaa on olnud sunnitud pidevalt tõrjuma. Traditsioonilised raketipõhised õhutõrjesüsteemid nagu MIM-104 Patriot ja Iris-T on osutunud tõhusaks kaugmaa droonide, näiteks Venemaa Shahid Jorani variantide allatulistamisel. Tõhusad, kuid mitte kulutõhusad. Lihtsalt ei ole mõistlik kasutada mitmemiljonilisi raketitõrjerakette droonide allatulistamiseks, mis maksavad vaid 10 000, eriti kui droone toodetakse 100 päevas, samal ajal kui raketitõrjerakette toodetakse vaid 100 aastas. Nii et võidujooks CUAS-lahenduste väljatöötamiseks on alanud. Aastatel 2026 kuni 2030 eeldatakse NATO liikmed ja lähedased liitlased kulutavad õhu- ja raketikaitsevõimekustele üle $210 miljardit. Suur osa sellest rahast läheb tippklassi süsteemidele nagu Patriot, Irist ja SAMP-süsteemid. Vajadus kaitsta end tippohte nagu Vene ja Iraani tiibraketid ning ballistilised raketid vastu on sama kriitiline kui kunagi varem. Siiski suunatakse miljardeid ka õhutõrjesüsteemidesse, mis on spetsiaalselt keskendunud droonidele, eriti sellistesse süsteemidesse, mis pakuvad mõistlikku hävitamiskulu ning mida on lihtne kiiresti ja suures koguses toota.
Viimane mehitamata Airspace 2026 ülemaailmne Counter-UAS-süsteemide kataloog loetleb üle 1000 CUAS-süsteemi, mida arendab või toodab enam kui 550 ettevõtet üle maailma. Kataloog jagab süsteemid 11 erinevasse kategooriasse. Süsteemid droonide püüdmiseks nagu võrkpüssid, mehitamata maismaasõidukid, tuvastussüsteemid, suunatud energiaga relvasüsteemid, elektroonilised vastumeetmed ehk ECM, tulirelvad, integreeritud süsteemid, tõrjedroonid, raketid, laskemoon ja muud, sealhulgas tarkvara. Aga erinevalt enamikust loetletud süsteemidest võib neil olla raske Loki ühte kindlasse kategooriasse paigutada. Sest see, mis teeb selle süsteemi eriliseks, ei ole mingi täiesti uus kõrgtehnoloogiline viis droonide allatoomiseks ega innovaatiline tehisintellekti kasutamine. Selle ilu seisneb hoopis selles, et olemasolevatest ja laialt levinud komponentidest pannakse pragmaatiliselt kokku väga tõhus ja kuluefektiivne süsteem. Saab ei püüdnud jalgratast leiutada, neil polnud selleks vajadust. Nende insenerid vaatasid olemasolevaid komponente, mis neil riiulitel olid ja mis olid mõeldud hoopis teisteks otstarveteks ning mõistsid, et neil on juba kõik vajalik olemas, et toota ülim droonitapja. Ja see samm paneb droonitõrjesüsteemide arendajad üle maailma kas mõtlema, oota, miks meie ei saa nii teha, või ütlema, anna siia. Nüüd ei tohiks olla kogenud sõjatööstuse vaatlejatele üllatus, et just Saab pakub pragmaatilisi ja innovaatilisi lahendusi pakilistele sõjalistele probleemidele. Nad on seda ju aastakümneid teinud. Ettevõte, mille nimi on lühendsõnadest Svenska Aeroplan Aktiebolaget ehk Rootsi lennukikorporatsioon, asutati 1937 aastal. Sellest sai hiljem Rootsi juhtiv kaitsetööstusettevõte, mille turuväärtus ületas $35 miljardit. See on kaugelt kõige olulisem ettevõte riigis, nii ulatuse, tehnoloogiliste uuenduste kui ka strateegilise tähtsuse poolest. Aastate jooksul on Saab pidevalt pakkunud relvade valikut, mis on kogu maailmas nõutud nende kvaliteedi, praktilisuse ja töökindluse tõttu. Kõige tuntumad neist on ilmselt ikooniline JAS-39 Gripen hävituslennuk, AT-4 tankitõrjerelv RBS-15, laevatõrjerakett Double Eagle, miinitõrje, meredroonid, Carl Gustav M4 tagasilöögita kahur Trackfire, kaugjuhitav relvajaam ja Giraffe radarite süsteemid. Ja selle nimekirja 2 viimasteset ühendatakse nüüd täiesti uues Loki süsteemis. Loki esitleti esmakordselt 2025 aasta veebruaris, olles Rootsi õhuväe, Rootsi kaitsematerjalide ameti ehk FMV, Saabi ja teiste partnerite koostöövili. See ühendab olemasolevad tehnoloogiad modulaarseks süsteemiks, mida saab kokku panna erinevates konfiguratsioonides nagu Lego. Süsteem ühendab mobiilse radari Saabi Giraffe 1X kaugjuhitava Trackfire reljaama, mis on varustatud raske- ja keskkuulipildujatega ning elektroonilise sõjapidamise komponentidega. See tähendab, et see suudab jälgida nii füüsilisi sihtmärke kui ka signaale elektromagnetilises spektris, pakkudes nii varajast avastamist kui ka mitmeid neutraliseerimisvõimalusi. Tänu oma modulaarsele disainile saab tulevikus suhteliselt lihtsalt lisada ka muid seadmeid, näiteks suunatud energiaga relva. Sellest räägime veidi hiljem lähemalt. Aga praegu on süsteemi teadaolevad komponendid laialdaselt kasutusel nii NATO liikmesriikides kui ka mujal, lihtsustades koostalitlust ja vähendades operaatorite väljaõppeks kuluvat aega miinimumini. Võtame näiteks radari. Giraffe radarite perekonna arendus algas 1970 aastatel ning esimesed süsteemid tarniti 1977 aastal. Need töötati algselt välja koos RBS-70 õhutõrjeraketiga. Barrased Giraffe radarid olid mehaanilised 2D ja 3D impulss-Dopleri süsteemid, mis töötasid GH sagedusalas ja olid mõeldud madalal lendavate õhusõidukite tuvastamiseks keerulistes keskkondades. Aja jooksul arenes see radarite perekond edasi täiustatud digitaalsüsteemideks, mille tipuks sai Giraffe Agile Multibeam ehk AMB. AMB on 3D passiivne elektrooniliselt skaneeritav antennivõre ehk PESA-radar, mida on laialdaselt eksporditud ja kasutatud nii maismaa kui ka mereväe rollides, viimase puhul tuntud kui Sea Giraffe. Kui tõeline läbimurre toimus 2014 aasta mais, kui Saab tutvustas Giraffe 1X varianti, mida kasutatakse Lokis. Võib-olla viitega arenevale droonisõja valdkonnale tähistas see kompaktne X-riba aktiivselt elektrooniliselt skaneeritav antennivõre, radar pöördepunkti mobiilsuse, kiire paigaldamise ja mitmeotstarbelisuse suunas. ESA antennivõre võimaldab radaril suunata oma kiiri elektrooniliselt, mitte mehaaniliselt.
See tähendab kiiremat skaneerimist, paremat töökindlust ja võimalust jälgida mitut sihtmärki samaaegselt. ESA Radar võimaldab ka 3-mõõtmelist jälgimist, mis tähendab, et see suudab määrata sihtmärgi kauguse, suuna ja kõrguse. See on ülioluline väikeste droonide või madalal lendavate ohtude puhul, mis võivad maapeegeldusse sulanduda. Lisaks võimaldab päiustatud signaalitöötlus süsteemil eristada tõelisi sihtmärke lindudest, maastikust ja ilmastikulähtustest, parandades tuvastamise täpsust tiheda liiklusega keskkondades. Tulemuseks on see, et Giraffe 1X pakub 360-kraadist katvust, tehes iga sekund täismahus skaneeringu. See on piisavalt tundlik, et tuvastada madalal lendavaid, aeglasi ja väikeseid ehk LSS sihtmärke nagu droonid, lisaks oma rakettide, suurtükitule ja miinipildujatule tuvastus- ja hoiatusvõimele. See tähendab rakettide, suurtükitule ja miinipildujatule tuvastamise ja hoiatamise võimekust. LAN-variantil on ulatus umbes 47 miili, samas kui mereväe variandil on see umbes 61 miili. Hiljuti, 2023 aastal, lisati Giraffe 1X paigalduskomplekt, mis parandas transporditavust ja valmisolekut. Ja 2024 aastal tutvustati kompaktset radarimoodulit, mis võimaldab antenni ühe nupuvajutusega korpusesse kokku voltida. Kogu süsteemi kaaluga alla 150 kilogrammi saab seda hülpsasti paigaldada kergetele sõidukitele, mastidele või katustele, et pakkuda samaaegselt õhu- ja pinnaseiret. Seda saab kasutada nii kaugjuhtimisega kui ka koha peal ning see võimaldab paindlikku integreerimist juhtimis- ja kontrollsüsteemidega ehk C2-süsteemidega. Teisisõnu saab seda sujuvalt ühendada teiste sensorite, sidevõrkude, relvaplatvormide ja otsustustööriistadega, et võimaldada koordineeritud sõjalisi operatsioone. Kõigi nende omaduste juures pole ime, et nõudlus Giraffe 1X järele on olnud suur. USA, Rootsi, Läti ja Ühendkuningriik hangivad kõik seda süsteemi, et kasutada seda kas kergetel sõidukitel, taktikalistes üksustes, statsionaarsetes kohtades või integreerituna mereväe platvormidesse. Nüüd on see ka Loki silmad ja kõrvad. See on täiesti loogiline. Giraffi omadused sobivad ideaalselt sellisele modulaarsele ja mobiilsele CUAS platvormile nagu Loki. Veelgi parem, kuna Giraffi erinevate versioonide järele on kodu- ja välismaal olnud peaaegu pool sajandit tugev nõudlus, on Saabi tootmisliinid hästi ülitatud ja laavarud hästi täidetud. Saabi vaatenurgast on Loki jaoks Giraffe sisuliselt riiulilt võetav lahendus. Ja enam-vähem sama lugu on relvasüsteemiga, mis tulistab Giraffi tuvastatud sihtmärkide pihta. See on Trackfire'i kaugjuhitav relvajaam ehk RVS. Nagu Giraffe oli ka selle valik Saabi jaoks üsna iseenesestmõistetav. Trackfire on kaugjuhitav relva- ja andurisüsteem, mille on spetsiaalselt välja töötanud Saab integreerimiseks mereväe laevadele, statsionaarsetesse kaitsepositsioonidesse ja maismaa sõidukitele ehk siis platvormidele nagu Loki. Süsteem avalikustati esmakordselt 2007 aasta TSA messil Londonis ja läks kasutusse 2012 aastal Soome mereväes, mis oli selle esimene suurem kasutuselevõtt. Seda järgnes 2017 aasta leping eespool mainitud FMV-ga, mille raames integreeriti Trackfire kodumaal Combat Boat 90 lahingupaatidele ja teistele mereväe platvormidele. Ja vähemalt 26 neist paatidest jõudis lõpuks Ukrainasse. Alates 2022 aastast on Rootsi saatnud Ukrainale 21 otsese sõjalise abipaketi, mille väärtus on muljetavaldavad $11,3 miljardit. Nende hulgas olid annetused arenenud relvasüsteemidest nagu Archeri suurtükivägi, Stridswagen 122, tankid õhutõrjesüsteemid ja Trackfire RVS-iga CB-90 paadid. 10 CB-90 paati toimetati Ukrainasse 2024 aasta veebruaris ja veel 16 2025 aasta jaanuaris. Nagu selgub, olid need Trackfire integreerimised ühed viimastest selle süsteemi vanas konfiguratsioonis. Uus konfiguratsioon, mida kahtlemata mõjutas tugevalt Ukraina kogemussõja ajal, oli kohe avalikustamisel. Trackfire Aries tutvustati samuti DSCI-l, kuigi alles 2025 aasta väljaandel. See on spetsiaalselt loodud CUAS operatsioonide jaoks ja sobib ideaalselt Lokile. See on optimeeritud suure täpsuse ja meeskonnakaitse tagamiseks tulistamisel liikumise ajal, toetades 360 kraadist asimuudi pööramist ning tõusuvahemikus -20 kraadist kuni +55 kraadini. Need pole nüüd eriti muljetavaldavad näitajad võrreldes konkureerivate RVV-süsteemidega, millel on tavaliselt samuti 360 kraadine asimuut. Kongsbergi Protector RWSI ja Korea Hanwha Defense Naval RWSI mereväe variandid võimaldavad samuti -20 kraadist langetust, kuid neil on veidi suurem tõusunurk kuni +60 kraadi.
Rheinmetalli RMG30 RVDS-i variandid pakuvad tavaliselt -15 kuni +60 tõusunurka ning Türgi Aselson Stamp Naval RVDS ületab neid kõiki, pakkudes -15 kuni +55 ulatust. Sellist infot leiab suvaliselt militaarteemaliselt YouTube'i kanalilt. Siin saates The Military Show läheme pealkirjades sügavamale, et tuua teieni tõeline lugu. Seega kindlasti telli The Military Show, et sa midagi maha ei magaks. Nii et Trackfire võib olla mõnevõrra ebasoodsamas olukorras võrreldes mõne oma rivaaliga, kuid see, mis tal amplituudis puudu jääb, kompenseerita täpsusega kuhjaga. Sellel on tõeline, stabiliseeritud ja sõltumatu sihtimisjoon ehk lühidalt silos. See tähendab, et iseseisvalt stabiliseeritud andurimoodul on relvatelgedest lahti ühendatud ja seega eraldatud relva tagasilöögi mõjudest. See võimaldab operaatoril hoida sihtmärki pidevalt vaateväljas, vähendades oluliselt sihtmärgi hõivamise aega. Trackfire Aresse ainulaadne konfiguratsioon võimaldab sihtmärgil olla kogu tulevahetuse ajal pidevalt jälditav, pakkudes väga täpset ja põhjalikku ballistilist arvutust, sealhulgas 3D sihtmärgi ennustamist. Aga tõeline väärtus seisneb võib-olla selles. See on modulaarne süsteem, mis on loodud konfigureeritavaks, koostalitlusvõimeliseks ja rakendatavaks üha laieneval platvormide valikul. On 2 põhiseadet, mille külge saab teisi ühendada. Esimene neist on juhtseade ehk DU, mis sisaldab andurimoodulit ehk SM-i. JU ühendub inimese-masina liidese ehk HMI-ga, mis sisaldab sihikuekraani, tulejuhtimimpaneeli, juhtkangi ja videotrackeri. See tähendab praktilises mõttes seda, et meeskonnal on käeulatuses võimas visuaalne ülevaade keskkonnast ja sihtmärkidest. Operaatorid saavad sõna otseses mõttes tuvastada ohud, valida sobiva reageeringu ja avada tule, ilma et nad peaksid ekraanilt pilku pöörama. Kaksikjuhtimine võimaldab jagatud võimekusi, mis viib veelgi lühemate reageerimisaegade ning sensori ja relvasüsteemi vahelise tsükli lühenemiseni. Lisaks on süsteem seadistatud integreerimiseks teiste platvormisüsteemidega, mis tähendab, et sihtmärgi kujutise andmeid saab edastada nii platvormi sees kui ka teistele ja teistelt platvormidelt. Mis puudutab tulejõudu, mida see suudab pakkuda, siis paindlikkus on Trackfire'i teine nimi. Lai valik relvi saab paigaldada sageli ka omavahel kombineerituna. Aresi variandil on standardvarustuses 30x113 melli M230 LF Bushmasteri ketikahur, kuid see suudab kasutada ka Browningu. M2 HMG 12,7 mm raskekuulipilduja, FN Mag 58 7,62 mm universaalne kuulipilduja, MK1940X 53 mm ja HNK GMG 40X 53 mm granaadiheitjad ning kergemad raketid. Samuti saab paigaldada täiendavaid lahendusi nagu mitteletaalsete mõjudega seadmed ja segajad. Loki puhul sisaldab varustus Browning M2 FN Mag 58 ning elektroonilise sõjapidamise komponente segamiseks. Kuid sellele saab vajadusel paigaldada ka kõiki teisi eelmainitud relvi, samuti suitsugranaadiheiteid, pimestajaid, prožektoreid, valjuhääldeid ja isegi kergeid kahureid. Kuid isegi baasvarustus annab sulle midagi, mida enamik teisi CUAS-süsteeme ei paku. 2 erinevat tuvastamise ja kaasamise võimalust. Füüsiline ning elektromagnetilise spektri jälgimine. See annab sulle mitu neutraliseerimisvõimalust lisaks varajasele tuvastamisele. Ja see aitab palju kaasa NATO suure murekoha lahendamisele. Kulutõhusal vastumeetmed väikeste ja odavate droonide vastu. Nüüd ei mängi CUAS-lahenduste väljatöötamisel rolli ainult materjalide maksumus. Aeg, mis kulub ideest väljal kasutatava süsteemini jõudmiseks, on sama suur mure. Mida kauem see aega võtab, seda kallim on tõenäoliselt lõpptulemus. Selles osas on Loki ilmselt mingi NATO rekordi purustanud. Hindamisest tarneni kulus vaid 84 päeva, mis on relvasüsteemide puhul uskumatult lühike aeg. Loki loodi tegelikult omamoodi kiirusekatse eksperimentina, et näha, kui kiiresti rootslased suudavad hinnata ja tarnida uue CUAS-süsteemi. Ja tundub, et eksperiment on kindlasti õnnestunud. See, mis algas kaitsetööstuse demonstratsioonina, muutus intensiivseks 3-kuuliseks pingutuseks, et tarnida mobiilne ja kohandatav süsteem Rootsi õhuväe lahinguüksustele. Hindamine algas 2025 aasta jaanuaris ja vähem kui 3 kuud hiljem tarniti töötavad seadmed, mis olid valmis välitestideks. See on tõesti märkimisväärne saavutus kaasaegses sõjatehnikas. Kuidas nad seda siis tegid? No, Karl-Johan Bergholmi Saabi seirevaldkonna asepresidendi ja juhi sõnul.
Kõna see polnud tüüpiline mitmeaastane tootearendustsükkel. Pidime mõtlema kastist välja ja kasutama uuenduslikku lähenemist, et sellest väljakutsest üle saada. Olemasolevaid tooteid nutikalt ümber kasutades ning uusi funktsioone ja tehnoloogiaid integreerides panime kontseptsiooni rekordkiirusel kokku. Nüüd aitab kindlasti oluliselt see, kui riiulil on olemas maailmatasemel komponentide varu, mis on valmis uude süsteemi integreerimiseks. Muidugi on prototüübi tarnimine üks asi, kuid see peab end siiski lahinguväljal tõestama ja Loki puhul on see juba juhtunud. 2025 aasta septembris kinnitas Saab, et Loki on olnud Poolas kasutusel viimased 6 kuud. Seda oli kasutatud Malborki lennubaasis, kus Rootsi 21. tiiva ja hiljem 17. tiivaväed olid NATO ülessandel. Nende ülesandeks oli peamiselt liitlasrajatiste turvamine, sealhulgas logistikasõlm, mis oli keskne sõjalise abi Ukrainasse saatmisel. Kuidas siis läks? Ametlik seisukoht on, nagu võite Rootsi ohvitserilt oodata, pragmaatiline ja tagasihoidlik. Tõhusad õhuoperatsioonid nõuavad tugevat maapealset kaitset. Süsteemid, mille me kasutusele võtsime, tugevdasid oluliselt baasi turvalisust nii meie kui ka meie liitlaste jaoks, ütles leitnant kolonel Christian Bertelsen, Rootsi kontingendi ülem Poolas. Süsteemi fotod annavad meile veidi rohkem detaile. Süsteemi märgistused näitavad, et radaritestide ajal õnnestus edukalt alla tuua 36 4-rotor droonit ja 17 püsitiivalist UAV-d. Fotod paljastavad ka süsteemi MacGyveri-laadse konstruktsiooni. Reidar oli lihtsalt paigaldatud kaubaalusele ja kinnitatud elassete rihmadega. Toiteallikas oli samuti korraldatud lihtsalt ja praktiliselt. Juhtmed olid ühendatud pikendusjuhtme kaudu, tõenäoliselt generaatoriga. Radari kõrval on punane konteiner, millel on antennid, ilmselgelt segamisseade. Seda ei ole värvitud, mis tõenäoliselt näitab, et projekti puhul on rõhk pandud kiirusele, mitte viimistlusele. Ühelt poolt võib see keskendumine tekitada Saabile mõningaid probleeme, kui ta turustab Loki üle maailma. Süsteemi koolitab nüüd Rootsi 21. tiib rühma tasandil ning täielik integreerimine lahinguüksustesse on plaanitud 2025 aasta lõpuks. Kuid NATO integreerimine nõuab rangemaid standardeid, näiteks eeskirjadele vastavaid juhtmestustavasid. Nende varaste mudelite põhjal otsustades tuleb mõned elemendid tõenäoliselt enne laiemat kasutuselevõttu korrastada. Teisalt võib Loki arendamisel kasutatud koostöövaim ja paindlik lähenemine olla eeskujuks tulevastele projektidele või isegi tuua kaasa muutuse NATO doktriinis. Nagu Rootsi õhuväe ülem kindralmajor Jonas Viikman ütleb, see on selge näide sellest, kuidas me ehitame vajalikke võimekusi ja oleme valmis tavapärastest protsessidest kõrvale kalduma, et tänastele ohtudele kiiresti reageerida. Me peame pidevalt arenema ja leidma kiireid ning pädevaid lahendusi, et ehitada tugevam õhuvägi. Me ei tea, kui palju see maksab, kuid Loki on skaleeritav ja kohandatav arenevate ohtude jaoks, kuna seda saab vajadusel täiendada täiendavate andurite ja relvajaamadega. See suudab isegi ümberpaigutamise ajal töötada, pakkudes liikumise ajal pidevat kaitset. See sobitub hõlpsasti kihilisse õhukaitsesse ja on loodud laienevateks integreerimisteks ning koostalitlusvõimeks teiste süsteemidega. Kui paljude teiste süsteemide kohta saab NATO seda öelda? Need omadused võivad olla lähiaastatel otsustava tähtsusega. Tagasihoidlik Iraani Shahedi droon on sõjapidamist nii palju muutnud, et isegi USA oli sunnitud seda pöördprojekteerima, et kiiresti luua oma analoog. Miski ei suuda võistelda tippklassi süsteemide nagu Patriot ja THAAD võimsusega tuvastada ja hävitada lähenevaid õhuobjekte. Ainult Ukraina suudaks mõne kuuga ära kasutada terve aasta PAK-3 rakettide toodangu, kui tal oleks võimalik need kätte saada. Võib-olla muutub sõjapidamise iseloom nii kiiresti, et vanaaegne pikk, kuid tulus kaitsetööstuse tootmistsükkel pole enam jätkusuutlik. See on liiga kallis ja lausa liiga aeglane. Sõda Ukrainas on muutunud inimajaloo kõige intensiivsemaks drooni lahinguväljaks. Ainult 2025 aastal lasi Venemaa Ukraina linnade ja taristu pihta välja üle 1000 Shahedi drooni nädalas. Ukraina vastas odavate kvadrokopterite ja isegi omaenda kaugmaadroonidega. See tekitas mõlemal poolel komandöridele ja taktikutele matemaatilise mõistatuse. Kuidas õigustada mitme miljoni dollari maksva tõrjeraketi kasutamist? $50,000 väärtusest drooni hävitamiseks. Samal ajal olid olemasolevad õhutõrjesüsteemid umbes 860 miili pikkusel rindejoonel väga hõredalt jaotatud, sest nad pidid katma tohutuid maa-alasid, mis ulatusid 10 miilide kaugusele mõlemas suunas. Kuid 4 sõja-aasta jooksul on Ukraina suutnud sellele matemaatilisele probleemile leida innovaatilisi lahendusi.
Ja kui esialgsed teated vastavad tõele, võib viimane lahendus olla seni kõige elegantsem vastus, mille Ukraina on drooni probleemile leidnud. Laser relv nimega Sunray. 2026 aasta 10. veebruaril avaldas Atlantic raporti, mis kirjeldas relva välikatsetust, mida Ukraina sõdurid ja insenerid olid 2 aastat vaikselt ehitanud. Täpselt 6 aega hiljem, 10. märtsil avaldas Ukraina ajakirjanik Andri Zaprojenko lahingukaadrid, mis näitavad, kuidas ebatavalist relva kasutati päris Vene sihtmärgi vastu lahinguväljal. Relv, mis kasutas suunatud energiat, suutis ilmselt läbi lõigata fiiberoptilise kaabli, mis ühendas Vene drooni selle operaatoriga ning põhjustada drooni kontrolli kaotamise ilma ühegi lasuta. Need kaadrid, iroonilisel kombel salvestatud Vene sõjaväe drooni poolt, näitasid kiirt, mis nägi välja nagu hõõguv sfäär õhus hõljumas, kuigi see kujutis oli peamiselt tingitud kaamera nurgast ja valguse peegeldusest. Mõne jaoks nägi see siiski välja nagu midagi otse ulmefilmist. Tegelikkuses oli see aga suhteliselt lihtne, kuid võimas suunatud laserkiir. Vaatame nüüd lähemalt seda palju tõotavat uut relva, kasutades seda, mida me teame ja mida saame kaadrite ning andmete põhjal järeldada. Tehniliselt on Sunray 3. avalikult kinnitatud laserrelv, mille Ukraina on välja töötanud alates täiemahulise sissetungi algusest 2022 aasta veebruaris. Esimene oli Trizum, mis on ukraina keeles 3 hark, mille riigi mehitamata süsteemide väed kinnitasid 2025 aasta alguses, et see on võimeline tabama õhu sihtmärke kõrgusel üle 2 kilomeetri. Teine oli Slimby, süsteem, mille tehnilised andmed jagas Ukraina kaitseministeerium samuti avalikult selle tutvustamisel. Mõlemad programmid avalikustati suhteliselt üksikasjalike andmetega, sealhulgas võimsuse ja tõhusa tegevusulatusega. Kuid vastupidiselt eelnevatele ei kaasnenud Sunray avalikustamisega peaaegu mingit tähelepanu ning enamik selle teabest jäi salastatuks. Puuduvad konkreetsed andmed selle maksimaalse võimsuse, deklareeritud maksimaalse ulatuse või tegelike välikasutuse andmete kohta. See infopuudus on märkimisväärne ja me tuleme selle olulisuse juurde hiljem tagasi. Avalikustatud on relva füüsiline kuju ja see erineb oluliselt tavapärasest laseritaolise energiareva kujutisest, mida filmides näha võib. Ei ole mingit kõrguvat aparaati, ei veoauto suurust generaatorit, ei tehnikute meeskonda kindlustatud punkris, kes jäldiks helendavaid juhtpulte. Ajakirja The Atlantic relvakirjelduse järgi meenutab Sunray hobiteleskoopi, mille külgedele on kinnitatud paar kaamerat. Kogu süsteem mahub mugavalt tavalise auto pagasiruumi. Demonstratsiooni ajal kasutati seda pika potil. Kui relva tulistati või vähemalt anti selleks käsk, hakkas mõnisada jaardi eemal õhus riljuv droon põlema ja kukkus mõne sekundi jooksul taevast alla tulekaares. Relv ise oli praktiliselt vaikne ja passiivne, ilma laskemoonata. See viimane detail väärib märkimist, sest see puudutab otseselt põhjust, miks laserrelvad äratavad nii suurt huvi ajal, mil Ukraina otsib võimalusi droonide ajastul ellu jääda. Iga kord, kui rakett kinni püütakse, maksab see raha. Iga püüdurrakett on iseenesest väike rakett, mida tuleb toota, hankida ja testida. See tekitas varem loomuliku kitsaskoha selles, kui palju Ukraina sai kulutada droonivastasele sõjapidamisele, mis ei olnud puhtalt elektrooniline ega droonipõhine. Põhimõtteliselt pidi Ukraina lisaks droonide enda kasutamisele pöörduma ka nende sidevõrkude halvamise poole, mis hoidsid droone operaatoriga ühenduses. Ja kui juba aastal 2024 hakkasid ilmuma fiiberoptilised droonid, muutus see praktiliselt võimatuks, kui sa ei suutnud füüsilist ühendust katkestada. Aga sellise laserrelvaga nagu Sunray, seni kuni sellel on elektritoide, saab see tulistada peaaegu olematu laskmiskuluga. Sama ajaga, mis kuluks Patrioti raketi väljalaskmiseks, võiks laserisüsteem teoreetiliselt rünnata 100 sihtmärke. Ja Patriot rakett ise maksab $100,000 ning on kasulik ainult lennukite või suure võimsusega tiibrakettide vastu, mida Venemaa tegelikult Ukrainasse ei saada. See majanduslik loogika on erakordselt ahvatlev konfliktis, mida iseloomustab kulutussõda tööstuslikus mastaabis. Kui kirjeldus vaiksest nähtamatust kiirest, mis süütab droone sekunditega, tundub tuttav, siis see peakski nii olema. Star Trek tutvustas vaatajatele suunatud energiaga relvade kontseptsiooni 60ndatel aastatel. USS Enterprise'i meeskond kasutas faasareid, mis tulistasid fokusseeritud energiakiiri, mis suutsid käsu peale sihtmärke uimastada, rivist välja lüüa või täielikult hävitada. Hiljem tõi tähesõjad meieni turbolaaserid, planeedikaitsekahurid ja surmatähe suunatud energiaga relva, mis oli piisavalt võimas, et aurustada terve planeet. See žanr on 6 aastakümmet kujutlenud relvi, mis tapavad valgusega, mitte pliiga.
Muidugi on Sunray kaugel surmatähe või isegi faaseri võimetest, mis suudas hävitada tugevdatud metallkere või tanki. Aga see põhimõte, kus piisavalt energiat koondatakse väga väikesesse punkti, et kuumutada ja hävitada väike sihtmärk, on olnud töös juba aastakümneid. Kõik, mida Sunray tegema peab, on väikese drooni elektroonika ülekuumutamine või selle õhukese süsiniki justraami läbipõletamine mõnesaja jardi kauguselt. Ulmerelva ja päriselurelva füüsika erineb ainult mastaabi poolest, kuid just see väike mastaap ongi täpselt see, mida Ukraina vajab, kui ta seisab iga päev silmitsi drooniparvedega. Et mõista, mida demonstreeritud võimekus praktikas tähendab, vaadake veebruari videot. Väike droon lasti õhku ja see lendas mõnesaja jardi kaugusele. Süsteem jälgis seda autonoomselt, kaamerad lukustasid sihtmärgi. Mõni sekund pärast seda, kui operaator andis käsu tulistada, süttis droon lihtsalt ja kukkus alla. Märtsikuu videomaterjal lisab teistsuguse mõõtme. Sel juhul näib, et relvad sihtisid mitte drooni ennast, vaid fiiberoptilist kaablit, mis ühendas drooni maapinnal oleva operaatoriga. Selle ühenduse katkestamine ei hävita drooni ennast. Droon ei plahvata, see lihtsalt kaotab voolu ja ühenduse ning kukub alla. See on teatud mõttes elegantsem viis drooni hävitamiseks kui selle kere läbipõletamine. Sihtmärk kõrvaldatakse vaikselt, ilma põlevatest rusudest tuleneva kõrvalkahju ohuta ning ainus asi, mis hävib, on kaabel, mis on juba niigi keskkonnaprobleem. Muidugi nõuab see väikest hüpet, et minna nende kahe väga kontrollitud stsenaariumi juures tegeliku lahinguvälja keskkonda, kuid selle kasulikkuse üldpõhimõte on siiski loogiline. Vene väed on üha enam kasutusele võtnud niinimetatud ootavad droonid, mehitamata õhusõidukid, mis hõljuvad või viibivad eesliini lähedal. Need on ühendatud pikkade fiiberoptiliste kaablitega, mis kannavad signaale tagasi operaatorile, toimides täielikult ilma GPS-ita ja olles vastupidavad elektroonilisele segamisele. Need süsteemid on muutunud Ukraina vägedele üha suuremaks probleemiks, sest tavaline segamine ja GPS-signaali võltsimine, mis toimivad šahiidide ja kommertskvadrokopterite vastu, lihtsalt ei tööta drooni vastu, mida juhitakse otse füüsilise kaabli kaudu. Laser, mis suudab selle kaabli sihtida ja sekunditega läbi põletada, pakub lahendust probleemile, mida ükski olemasolev süsteem nii puhtalt ei lahenda. Ohuspektri lühemas otsas on väikesed kommertskvadrokopterid, mida on muudetud granaatide viskamiseks või kumulatiivsete laengute kandmiseks, olnud üheks sõja määravaks taktikalise relvaks, hirmutades jalaväe positsioone kogu rindel. Need droonid on odavad, arvukad ja neid on tavaliste relvadega raske alla tulistada. Punkkaitseleiser, mis suudab tuvastamisel mõne sekundi jooksul vaikselt drooni taevast alla põletada, ilma et tekitaks heli, mis reedaks operaatori asukoha ja ilma laskemoona kulutamata, on kompaniile või pataljonile väga tõhus tööriist. Paigalda see sõidukile, toida seda generaatorist ja lase tehisintellektil põhineval jälgimissüsteemil töö ära teha. Iga väike FPV-droon, mis läheneb kaitseliinile, muutub potentsiaalseks sihtmärgiks ja iga selline tegevus ei maksa sisuliselt midagi. Nüüd räägime numbritest, sest just numbrid muudavad Sunray loo tõeliselt märkimisväärseks. Aruande kohaselt on Sunray olnud arenduses umbes 2 aastat ning mõned hinnangud viitavad, et prototüübi maksumus oli $2 miljonit. Tüütmismudeli prognoositav ühikuhind on mitusada $1,000. Kõige lähedasem võrdlus, mis meil on USA mereväe Heliose süsteem, mis tähendab kõrge energiaga laserit koos integreeritud optilise pimestaja ja jälgimisseadmega. Helios töötas välja Lockheed Martin 2018. aastal sõlmitud $150 miljoni suuruse lepingu alusel. Ja see on ainult arenduslepingu maksumus, mitte süsteemi laevastikus kasutusele võtmise ühikuhind. Mõned Heliose programmi täielikud analüüsid, mis hõlmavad ka valikuid ja jätkutöid, hindavad potentsiaalset kogumaksumust peaaegu $1 miljardi. Ameerika süsteem on tõeliselt muljetavaldav ja töötab võimsustel, millega Ukraina prototüüp peaaegu kindlasti võistelda ei suuda. Kuid konkreetse ülesande jaoks, mida Ukraina peab täitma, näiteks väikeste droonide allatulistamine rinde lähedal, on Ukraina süsteem tõenäoliselt palju kuluefektiivsem. See kulude arvestus muutub veelgi silmatorkavamaks, kui asetada Sunray kõrvuti läänes välja töötatud kõrge energiaga laserrelvade laiema pildiga 2025. aasta seisuga. Saksamaa Rheinmetall ja MBDA on arendanud laeval paiknevat laserdemonstratsiooniseadet vähemalt alates 2019. aastast. 2026 aasta alguseks oli see programm läbinud aastapikkused merel katsetused ja üle 100 lahinglaskmise testi. Kuid selle eelarvekomitee oli juba mures prognoositava $462 miljoni suuruse kulu pärast, mis on praeguse kursi järgi umbes $548 miljonit ja seda ainult demonstratsiooni faasi eest.
Samal ajal pakub Austraalia ettevõte Electro-Optic Systems oma 100 kilovatist Apollo laserrelva, mis sai eelmisel augustil esimese teadaoleva ekspordilepingu omataolise laserisüsteemi jaoks, kus ostjaks oli Holland. Need on küpsed ja võimsad süsteemid, mis on ehitatud lääneriikide hangete rangete standardite järgi, kus töökindluse, koostalitusvõime ja pikaajalisuse nõuded suurendavad oluliselt nende maksumust ja arendusaega. Kui soovi tutvuda mõne lääne süsteemiga, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me postitame iga päev videoid, mis käsitlevad kõiki suuremaid edusamme sõjatehnoloogias. Selle asemel rajab Ukraina Sunray endale ainulaadset niši. Odavad relvad, mida saab lahinguväljal kasutada suurtes kogustes, mida saab kiiresti sõjaoludes ehitada ja mis on tõhusad just nende konkreetsete drooniohtude vastu, mis tapavad sõdureid rindel. Kui Ukraina suudab lõpuks Sunrayd suuremas mahus toota, ja see on suur kui, võivad strateegilised tagajärjed olla märkimisväärsed. Ukraina kaasaegne õhutõrje põhineb kihtidel. Pika tegevusraadiusega süsteemid nagu Patriot tegelevad ballistiliste rakettide ja tiibrakettidega. Keskmise tegevusraadiusega süsteemid tegelevad rünnakutega keskmistel kaugustel ja lühikese maa peal tegelevad jalaväemeeskonnad kuulipildujate, elektroonilise sõjapidamise komplektide ja improviseeritud droonipüügivõrkudega selle parveohuga, mis suudab kõigest muust läbi murda. Sunray võiks kuuluda sellesse lähimaa kihti kui vaikne laskemoonavaba punktkaitsevahend, mis ei kahanda neid raketivarusid, mida Ukraina pidevalt täiendama peab. Mõnesaja $100,000 suuruse hinnaga tootmismudel võiks muuta selle relva laialdaselt kasutatavaks brigaadi ja pataljoni positsioonidel. Isegi mõõdukates kogustes tähendaks kontaktjoonele paigutatud Sunray üksuste võrgustik märkimisväärset tõusu Ukraina lähimaa droonitõrjes. Ja seejuures ei suurendaks see tõrjerakettide arveid, mis on olnud üheks sõja peamiseks rahaliseks surveallikaks. Sunray arendusprotsess on samuti mõnevõrra ainulaadne. See illustreerib mustrit, mis on Ukraina sõjaaegses innovatsiooniloos korduvalt esile kerkinud. Väidetavalt algas programm umbes 2 aastat enne 2026. aasta veebruaris toimunud avalikustamist. See ajakava paigutab selle alguse 2024. aasta algusse, mil Venemaa tugevdas märkimisväärselt oma Shahedi kampaaniaid ja Ukraina õhutõrjevarud olid juba tugeva surve all. Inseneriidel, kes ehitasid Sunray, polnud luksust mitmeaastaseks arendusfaasiks, tootmishangete protsessiks, kongressi volituste aruteludeks ega ka aastakümne pikkuseks testimiseks. Nad tuvastasid vajaduse, hakkasid ehitama ja jätkasid täiustamist, kuni neil oli midagi piisavalt võimekat, et demonstreerida seda ühe maailma tuntuma väljaanda ajakirjanikule. Võrrelge seda sellega, kuidas sarnased suunatud energiaprogrammid on läänes kulgenud. USA mereväe laserrelva arendustöö on erinevates vormides kestnud juba üle 2 aastakümne. Saksamaa laevapõhine laserdemonstratsiooniseade on olnud arenduses vähemalt 6 aastat ja pole siiani jõudnud operatiivse kasutuseni. Ühendkuningriigi Dragonfire'i programm, mis demonstreeris edukalt omaenda laserrelva 2024. aasta katsetuste seerias, on olnud arenduses alates 2017 aastast. Läänel on palju aeglasemad kaitsehankesüsteemid, mis on loodud riski minimeerimiseks, keerukate liitstruktuuride vahelise koostalituse tagamiseks ning relvade tarnimiseks, mis jäävad kasutusse 30 aastaks. Aga see on praktiliselt kokkusobimatu tempoga, millega droonioht Ukrainas areneb. Selleks ajaks, kui lääne suunatud energiaga relv lõpetab oma tavapärase arendustsükli, on Vene drooniinsenerid juba kasutusele võtnud 2 või 3 põlvkonda disainiparandusi. Ukraina ei saa endale lubada täiuslikkuse ootamist. Tal on vaja piisavalt häid lahendusi juba praegu ja neid peab olema piisavalt palju, et neist oleks mõju. Just see kultuur ongi toonud Ukrainas kaasa mõned suuremad edusammud ja võimaldanud tal ellu jääda suure arvulise ülekaalu vastu. Ukraina sõjaaegne kaitsetööstus ei keskendu kestvusele, koostalitlusvõimele ega hankeametnike mugavusele. See keskendub sellele, et midagi toimivat jõuaks lahinguväljale enne järgmise Shahed-droonide laine saabumist. Sellegi poolest on süsteemil mõned võimalikud probleemid. Demonstratsioonil hävitati väike droon mõnesaja jardi kaugusel ning Marsi videomaterjal viitas kaabli läbilõikamise võimekusele umbes samal kaugusel. Kuid kumbki neist ei anna andmeid, mis on vajalikud õhutõrje planeerimiseks olulistele küsimustele vastamiseks. Mis on süsteemi maksimaalne tõhus tegevusraadius? Mis võimsusklassis see töötab? Kuidas see toimib udus, vihmas, tolmus või suitsus, mis kõik on Ukraina lahinguväljal pidevalt esinevad tingimused?
Kui kiiresti suudab see jälgida ja tabada kiiresti liikuvat sihtmärki võrreldes hõljuva drooniga. Rand Corporation kirjeldas 2025. aasta detsembris avaldatud raportis suunatud energiaga relvi suhteliselt ebaküpsetena ega pidanud neid praegu elujõuliseks valikuks. Täheldatud piirangud on täpselt need, mida võiksid oodata. Olulised energiavajadused ja infrastruktuuri nõuded, võimetus rünnata sihtmärke väljaspool otsenähtavust ning tugev sõltuvus selgetest atmosfääri tingimustest. Laserenergia hajub samuti veeauru, tolmu ja aerosoolide tõttu. Testimisel võib süsteem töötada suurepäraselt, kuid need testid tehakse tavaliselt selge taeva all või piiratud halbade ilmastikutingimuste simulatsioonidega. Tegelikus olukorras on raske öelda, kuidas see tegelikult käitub. Siis on veel põhiline piirang, mille seab võimsustiheduse füüsika. Väikese hõljuva nelikrootori allatulistamine mõnesaja jardi kauguselt nõuab teatud hulga energia koondamist väikesele sihtmärgile lühikeseks ajaks. Shahed 136 tüüpi drooni, mis liigub kiirusega 110 miili tunnis ja asub peaaegu miili kaugusel, allatulistamine nõuab rohkem energiat, täpsemat jälgimist ja pikemat sihtmärgil püsimise aega. Praegu tundub, et Sunray ei suuda seda kunagi saavutada. Seega kasutaks Ukraina seda tõenäoliselt ainult väikeste droonide vastu lühikestel distantsidel. Kuid see ei ole tühine puudus. Shahedid on relvad, mis on põhjustanud Ukraina infrastruktuurile, tsiviilelule ja energiasüsteemidele kõige rohkem kumulatiivset kahju. Need on droonid, mis on viinud Ukraina linnad talve keskel pimedusse, hävitanud elektrijaamu ja alajaamu ning tapnud tsiviilisikuid, kes magasid oma kodudes. Kui Sunray ei suuda Shahedeid tabada, siis ei ole see Ukraina raudkuppel. See saab olema konkreetne punktkaitsevahend lühimaa drooni ohtude vastu ja potentsiaalselt oluline, kuid lõppkokkuvõttes vaid üks osa kihilisest süsteemist, mitte selle keskne element. Just sellist kihilist süsteemi kirjeldavad Ukraina ametnikud, kui nad räägivad riigi õhutõrje arendamise suunast. Ukraina president Volodymyr Zelenski on väidetavalt andnud ülesandeks Pavlo Yelizarovile, äsja ametisse nimetatud õhuväe asekomandörile, luua integreeritud riiklik kuppel olulise taristu kaitseks. Hiljemalt 2026. aasta suveks, mida asjaga kursis olevad inimesed peavad väga pingeliseks ajakavaks. See kuppel ühendaks kavandatult Sunray-type laserisüsteemid, mida kasutatakse lähidistantsil ning C- ja Naudi-C-dis autonoomse tõrjedroonide süsteemi, mis laseb tõrjeraketid vertikaalselt välja ja juhib neid sihtmärkideni pardakaamerate ja tehisintellekti abil. Lisaks on Skyfalli B1 Sun korduv kasutatav tõrjedroon, mis on lahingus juba üle 1000 sihtmärgi hävitanud. Läänerakette nagu Patriotid, Nassamid ja Iristeed, mille arv on piiratud, hoitakse kõige raskemate sihtmärkide jaoks. Ballistilised raketid, täiustatud tiibraketid, ohud, millega ükski droonitõrje ega lühimaa laser hakkama ei saa. Kõik odavamad ohud lahendatakse odavama kihiga. Aga on veel mõned olulised küsimused, millele tuleb vastata. Puuduvad tehnilised andmed nagu võimsus, ulatus ja ilmastikutingimustes toimimine on kõik olulised tegurid, mis määravad, kui kasulik see relv tegelikult on. Ainult nende andmete põhjal saavad analüütikud ausalt hinnata, kui palju Sunray süsteeme Ukraina vajaks, et drooni ohtu tõhusalt mõjutada ning kui palju maksaks selle taseme saavutamine. Seni kaua jääb Sunray väga palju lubavaks katseks, mis on ületanud olulised takistused, kuid pole veel probleemi lahendanud. Kuid nende probleemide kõrval on selge, et Ukraina on selles sõjas korduvalt tõestanud oma võimet tehnoloogilisi lõhesid ületada. See oleks 5 aastat tagasi tundunud ületamatu, kuid nüüd on see saavutatud kiiremini kui keegi ootas ja murdosa hinnaga võrreldes lääne analoogsete programmidega. 2 aastat ideest kuni välidemonstratsioonini, mõni $1 miljon prototüübi eest, tootmises mõnisada 000 ühiku kohta. Süsteem, mis suudab vaikselt hävitada väikese drooni sekunditega, ilma et tulistataks ühtegi laskemoona või jäetaks vaenlasele mingit märki operaatori asukoha kohta. Iraani Shahedi droonid ei tee seda, mida nad peaksid tegema. Prahti langeb, kui need droonid tükkideks rebitakse, kuid Shahedi droonide hävitamiseks ei kasutata ainult USA rakette ja kahureid. USA relv, mida tegelikult veel olemas olla ei tohiks, hävitab Iraani relvad hetkega. See on futuristlik relv, mis on otse ulmefilmist välja võetud. Seda ei tohiks olemas olla, kuid ometi see on, ja see muudab kõik Iraani relvad vananenuks. Laserisõda on alanud. Iraanil pole sellele vastust. New York Posti andmetel on USA mereväe hävitaja, mis seileb Lähis-Ida rannikul, varustatud relvaga, mida pole varem nähtud. See ei ole raketikäivituskonteiner ega uus tüüpi relv, mis suudaks minutis tulistada 1000 laske Iraani Shahedi drooniparvede pihta.
See on midagi palju futuristlikumat. See on mingisugune juhtimissüsteem, mida Post väidab olevat kõrge energiaga laseri koos integreeritud optilise pimestaja ja jälgimissüsteemiga ehk Helios. Selle laserisüsteemi kohta on palju teada, millest räägime kohe lähemalt. Kuid peamine on see, et Helios on mereväepõhine süsteem, mida USA saab kasutada laserkiirte tulistamiseks droonide ja teiste õhusihtmärkide pihta. Need laserid põletavad oma sihtmärgid läbi, hävitades need hetkega, tõestades samal ajal, et USA ei pea Iraani droonide hävitamiseks, mis maksavad vaid murdosa sellest hinnast, kulutama mitmemiljonilisi rakette. See on tugev hoop Iraani lagunevale sõjalisele strateegiale. Droonid ja raketiheitid on kõik, mis Iraanil on alles pärast seda, kui USA on tema sõjalise infrastruktuuri nii põhjalikult hävitanud, et umbes 80% riigi ründevõimekusest on kaardilt pühitud, nagu teatas Sõjauuringute Instituut. Iraan on 12 märtsi seisuga kaotanud 60% oma raketilennutajatest. Umbes 80% Iraani õhutõrjest on hävitatud, muutes Iraani peaaegu kaitsetuks USA ja Iisraeli rakettide ja pommide vastu, mis lendavad iga päev tema territooriumile. Iraani režiim vajas oma droone. Nüüd on USA leidnud täiusliku vastumeetme. Kõik, mida me teame Heliose kohta, pärineb selle tootjalt, Lockheed Martinilt. Helios on sisuliselt moodul, mis kinnitatakse sõjalaeva külge ja mille abil tulistatakse kõrge energiaga laserkiiril lähenevate sihtmärkide pihta. Need kiired on vähemalt 60 kilovatti, kusjuures Lockheed Martin väidab, see hävitav valgus tuleb spektraalselt kombineeritud kiudlaserist, mis suudab läbistada droonide korpuseid ning pimestada nende droonide sisse ehitatud sensoreid ja pildiotsijaid. Siin on selgelt mängus ka suur automatiseerituse tase. Helios kasutab tõestatud algoritme ja suure võimsusega optikat sihtmärkide tabamiseks, mis viitab sellele, et relv jälgib ja ründab tõenäoliselt iseseisvalt, ilma inimese sekkumiseta. Tundub, et kontseptsioon seisneb selles, et paigutada Heliose moodul laevale ja jätta see siis tulistama laserid kõige pihta, mis õhust ohtu kujutab. Süsteemil on ka palju eeliseid, nagu Lockheed Martin juba 2021 aastal välja tõi. Heliose süsteemi suur laskemoonavaru, madal hind ühe tabamuse kohta, valguskiirusel tegutsemine ja täpne reageerimine võimaldavad sellel juba praegu vastata laevastiku vajadustele. Ja see küps, skaleeritav arhitektuur toetab suuremaid laserivõimsusi, et tulevikus täiendavatele ohtudele vastu seista, teatas ettevõte. Selge turunduskeelest. Helios maksab peaaegu mitte midagi, saab tulistada nii kaua, kui tal on voolu ja muutub tulevikus veelgi paremaks. New York Post lisab, et Helios seega võib olla teatav inimsekkumine, eriti selle juhitava pea osas. Tõenäoliselt tähendab see, et operaatorid sõjalaeva seest, kuhu Helios on paigaldatud, saavad laserkiire moodulit pöörata lähenevate sihtmärkide suunas, enne kui moodulisse sisse ehitatud automaatsüsteemid hakkavad lasereid tulistama. See kõik tundub liiga hea, et olla tõsi, või Iraani režiimi vaatenurgast lausa õudusunenägu. Aga me teame, et see töötab, sest testid tõestavad, et Helios on päriselt toimiv. Ja Ameerika Ühendriikidel võib olla mängus isegi veel üks futuristlik relv. Aga sellest räägime mõne minuti pärast. Testimise osas teatas Naval News juba 2025 aasta alguses, et USA merevägi viis eelmisel aastal läbi testi, kasutades Heliost. Selle testi käigus üritasid ameeriklased tabada tiibraketti esindavat ohtu USS Preble pardalt. Me ei tea sellest palju rohkemat, sest 2024 aasta operatiivtestimise ja hindamise direktori aastaaruanne, mis kinnitas laserrelva testimist, ei läinud detailidesse. Vähemalt kogusid ameeriklased andmeid selle kohta, kuidas Helios tuleks toime raketilaadse ohuga ja kuidas neid andmeid oleks saanud kasutada süsteemi edasisel arendamisel. Süsteemi, mille kohta Lockheed Martin ise on öelnud, et see läheb ajaga ainult paremaks. Ajaleht Navy Times andis sellele 2024 aasta aruandele veidi teistsuguse vaatenurga. See väidab, et USA mereväe katse oli tõepoolest edukas, kuigi see viidi läbi drooni, mitte tiibraketi tüüpi relva vastu. Lisaks sellele teatab New York Post, et USA merevägi ütles veebruari alguses, et nad kasutasid Heliost edukates katsetes, mille käigus hävitati 4 drooni. Naastes Navy Timesi juurde avaldas see väidetavalt otseraportist pärit foto, mis näitab tohutut valge valguse joont väljumast USS Preble pardalt, andes meile aimu, kui võimas see laser on. See ei ole õhuke valguskiir, nagu näeksid laserpommide puhul. See on lakkamatu valge kuum hävitusvoog, mis vallandub just sellistelt laevadelt, mida Iraan sihib oma Shahidi droonidega. Nii et tundub selge, et Helios töötab ja New York Posti andmetel on seda kasutatud Iraani Shahidi parvede vastu. Aga sellel lool on 2 olulist taga. Esimene on see, et USA pole ametlikult kinnitanud, et Helios on tõepoolest Iraanis kasutusel. Seniini on meil olemas fotod, millel näib olevat Heliose süsteem paigaldatud USA mereväe hävitajale ning üksikud teated kasutatud laserrelvade kohta. Mis puudutab teist mööndust, siis on samuti võimalik, et Helios on valesti tuvastatud või on sellega liitunud mõni teine laserrelv, mis suurendab USA poolt Iraani toodavat futuristlikku tulejõudu.
Mis relvaga on tegu? Räägime teile kohe kõigest. Aga kui me juba sellest räägime, siis te vaatate sõjasaadet. Kui see on selline analüüs ja kajastus, mida soovite rohkem näha, siis kindlasti tellige kanal. Me võtame selle nii pulkadeks lahti igal nädalal, mis puudutab teist relva, siis see on Odin. 13. märtsil teatas New York Times, et väited nagu Helios asuks Iraani lähedal sõjalaeval võivad olla ekslikud. Väljaanne tsiteerib Jared Kellerit, kes on Laser Warsi uudiskirja autor ja väidab, et New York Posti jagatud fotol nähtav lasermoodul on tegelikult Odin, mitte Helios. Kui see on nii, peame vaatama, mida USA oma laevadelt tulistab hoopis teise pilguga. Sõnamäng oli vaid veidi tahtlik. Odin ei ole otsene droonitappe nagu Helios, kuigi tegemist on siiski laserrelvaga. Odin erineb selle poolest, et tema kiir on mõeldud lähenevate droonide desorienteerimiseks, mitte nende koheseks hävitamiseks. Mõte näib olevat selles, et need droonid saadetakse kursilt kõrvale, nii et nad kukuvad sihtmärkidest eemale. Tõenäoliselt võib desorienteeritud droon olla sunnitud ka aeglustama, muutes selle lihtsamaks saagiks teistele relvadele, nagu kahurid ja raketid. Army Recognition teatas 2. märtsil, et esimesel päeval operatsioonist Epic Fury ilmunud pildimaterjal viitab sellele, et Odin on kasutusele võetud. Kaadrid, mis pärinevad USA keskväe juhatuselt ja avaldati 28. veebruaril, näitavad, kuidas USA Arleigh Burke'i klassi hävitaja tulistab Tomahawk rakette sihtmärgi pihta. Kuid sama kaadri puhul on lihtne märkamata jätta, et selle rünnaku ajal oli kasutusel Odini laserisüsteem, mis näib olevat Tomahawki toetavas rollis. Odini võib kaadrite hoolikal uurimisel näha, teatab väljaanne, ning see jagab samu fotosid, mida New York Post kasutas, väites, et Helios asub USA sõjalaeval. See muudab kõike seoses sellega, kuidas USA kasutab lasereid Iraani droonide otseseks hävitamiseks. Aga see ei muuda eriti midagi laseri tõhusa kasutamise osas Shahedi parvede allatulistamisel. Ja mainisime varem, et Odin ei ole otsese hävitamise laserisüsteem, kuid see tulistab laseri, mis segab droonidesse ehitatud süsteeme, sensoreid ja kaameraid. Sellel on ka võime häirida mehitatud õhusõidukeid, kuna laser võib tekitada piloodi nägemisse pimestuse, mis pidevalt või korduvalt esinedes võib takistada piloodil rünnakuid sooritamast või õhumaneevreid tegemast. Odinil ei ole kaua aega läinud, et liikuda kontseptsioonist reaalsuseni. Algse idee muutmine millekski, mida sai paigaldada, võttis vaid 2,5 aastat ning me teame kindlalt, et see on paigaldatud USS Dewey'le Naval Technology andmetel. Seega on USA mereväel siin süsteem, mis võib sundida Iraani Shahidid kasutult Pärsia lahte kukkuma ning toetav laser, mis aitab teistel operaatoritel, näiteks USA õhujõudude pilootidel, alla võtta Shahideid, mis suudavad õhus püsida. Ütleksime ka, et Odin oleks kasulik Iraani hävituslendurite vastu. Siiski on USA ja Iisrael Iraani vananenud õhujõude nii tugevalt räsinud, et nende hävituslennukid ei mängi operatsioonis eepiline raev sisuliselt mingit rolli. Selles loos on veel üks võimalik pööre. Mõned väidavad, et ka Iisrael on laseri vallas mängu tulnud. New York Post teatab, et videotes, mis on filmitud Iisraeli ja Liibanoni piiri kohal taevas, on näha rakettide väljatulistamist, kuid need raketid hävitatakse vaid mõni sekund hiljem. See on liiga kiire, et õhutõrjesüsteemide poolt välja lastud raketid jõuaksid sihtmärkideni ja need tabaksid. Selle asemel on neid vastulööke laialdaselt omistatud Iisraelile ja selle raudkiire relvale, mis on spetsiaalselt loodud rakettide kahjutuks tegemiseks, osana Iisraeli mitmekihilisest õhutõrjestrateegiast. Raudkiir on isegi võimsam kui Helios, kuna sellel on 100 kilovatine laser. Täpsemalt on raudkiirel 2 kõrgenergiaga lasersüsteemi, mis on ühendatud õhutõrjeradari ning juhtimis- ja kontrollüksusega. Topeltlasersüsteem on eriti muljetavaldav. See on loodud nii, et raudkiire laser oleks nii võimas, et suudaks parandada jõudlust atmosfääri häirete, näiteks vihma ja pilvede korral, mis võivad põhjustada laserkiire killustumist või kõrvale kaldumist. Eeldades, et süsteem töötab nii, nagu ta peaks, saadab see võimsa kiire, mis on umbes mündi läbimõõduga, otse sihtmärgi südamesse. Kui raudkiir on Iraani sõtta sekkunud, annab see režiimile kuni 3 laserrelva, mille pärast muretseda. Siiski ütleb Iisrael, et raudkiir ei ole seni olnud oluline tegur. Jerusalem Posti andmetel ütleb Iisraeli kaitsevägi, et raudkiirt ei ole Iraani sõjas kasutatud ja see ei ole üldse regulaarseks kasutamiseks valmis. Kuid selle väite suhtes võib tekkida kahtlusi, arvestades, et erinevaid raudkiire versioone kasutati 2024. aasta sügisel Hezbollaha 40 drooni allatulistamiseks, mis viitab sellele, et Iisraeli tehnoloogia tõepoolest töötab. Võib-olla oli käimas uuendus, mis on viinud raudkiire viimase versiooni ajutiselt kasutusest välja. Või võib Iisrael varjatama uue laserrelva kasutamist, eelistades hoida seda salajas, et saaks sellega ootamatult rünnata Iraani rakette ja droone, ilma et Iraani režiim teaks, et see on lahingus kasutusel. Me lihtsalt ei tea, kuid spekulatsioonid levivad kiiresti. Ja justkui Iraani olukord ei saaks enam hullemaks minna, siis USA ja selle futuristliku tehnoloogia kasutamine ei piirdu ainult droone pimestavate ja hävitavate laseritega.
kosmosesõda on koos lasersõjaga vallandunud ning see on veel üks osa võitlusest, millega Iraan lihtsalt ei suuda konkureerida. Sõjapidamise tulevik on juba kohal ja me räägime video lõpus, miks see nii on. Esiteks tegi USA president Donald Trump mõni päev pärast operatsiooni Epic Fury algust huvitava väite. Ta väitis, et USA sõjaväel ja Iisraeli kaitseväel on võime rünnata Iraani raketistardipaika 4 minuti jooksul pärast raketi väljalaskmist. Kuidas see üldse võimalik on? Liitlasväed on purustanud Iraani raketivõimekuse nii põhjalikult, et raketistardid muutuvad üha harvemaks ning neid tehakse stardiseadmetega, mis veeretatakse välja, kasutatakse ära ja peidetakse uuesti nii kiiresti, kui Iraan suudab. Selleks, et neid stardiseadmeid rünnataks vaid 4 minutit pärast nende kasutamist, peaks USA'l olema võimalus koheselt tuvastada, kus need stardiseadmed asuvad. Neil on selline võimalus olemas ja seda kasutab USA kosmosevägi. Seda kinnitab New York Post, mis vestles Johns Hopkinsi ülikooli kosmoseväe programmi endise professori Brent David Sianikuga. USA suudab tuvastada stardiseadmete asukohad satelliitidega, millel on infrapunatundlikud sensorid, et leida üles kohad, kust rakette välja lastakse. Ta lisab, et see võimekus on kasulik ka kaitse seisukohalt, märkides. Nad suudavad raketid avastada ja täpselt kindlaks teha, kus asuvad stardiseadmed. Raketid saab kinni püüda ja hävitada. Sageli kasutatakse selleks Patriot rakette. Väliväed saavad teate, et rünnak on tulemas, nii et nad saavad minna varjenditesse või punkritesse. Selle sama tehnoloogia abil on juba 100 Iraani rakette hävitatud, kuna nende tekitatud soojust jälgitakse koheselt, võimaldades õhutõrjerakettide saatmist nende suunas, kirjutab Post. On täiesti võimalik, et USA kasutab seda tehnoloogiat ka Iraani pinnal infrapunaenergia puhangute tuvastamiseks, mis on selge märk raketi väljalaskmisest ja võimaldab USA'l peaaegu kohe pärast Iraani raketi väljalaskmist saata kohale hävitajad või tulistada kaugrelvi uue sihtmärgi pihta. Zianik ei maini, millist kosmosepõhist süsteemi USA nende eesmärkideks kasutab. Siiski võib Skydefender olla hea oletus. See tehnoloogia sisaldab maapealset radarit, mis toetab kosmose olukorra teadlikkust ning töötab koos Thales Alenia Space'iga raketiohtude tuvastamiseks. Maa orbiidil tiirlevad satelliidid on varustatud infrapunaanduritega, mida kasutatakse raketistartide tuvastamiseks. Teave selle kohta, kust rakett välja lasti, võib jõuda kohale isegi enne, kui rakett ise ilmub teiste maapealsete radarite ekraanidele. Ja tundub, et tehisintellekti kasutatakse kogu süsteemi täiustamiseks. Põhimõtteliselt saavad USA operaatorid maapinnal teavet infrapunaanduritega satelliitidelt, mida nad saavad kasutada näib, et tehisintellekti abil Iraani raketistardipositsioonide kindlaks määramiseks. Kui asukoht on leitud, ründavad ameeriklased ja niimoodi kustutatakse mõne minutiga järjekordne stardipaik kaardilt. Kõik see tähendab Iraani jaoks üht väga lihtsat fakti. Laserisõjad on alanud, kosmosesõjad lisanduvad sellele ja ükski Iraani relv ei suuda isegi ligi lähedaseltki võistelda sellega, mida USA toob operatsioonile eepiline raev. Eriti just Odin ja Helios laserid võivad olla andnud meile pilguheit tuleviku droonivastasesse võitlusse. See, mis kunagi oli relvatootjate unistus, on muutumas tehnoloogiaks, mis mitte ainult ei tõesta end elujõulisena, vaid takistab aktiivselt Iraani Shahidi droonidel tegemas seda, mida Iraan neilt ootab. Tabada piisavalt USA sihtmärke, et veenda Donald Trumpi administratsiooni, et operatsiooni eepiline raev jätkamine võib olla rohkem tüli kui väärt. Laserid suudavad tulistada palju kiiremini kui isegi kõige kiiremad raketid ning kulude poolest on need palju tõhusamad kui kallid raketid, mida USA on varem kasutanud Iraani droonidega tegelemiseks. Need raketid on muidugi endiselt kasutusel, kuid kui USA laseritehnoloogia paraneb, põrjub see peaaegu vältimatult raketid välja kui eelistatuima droonitõrjerelva. Kuidas see saakski teisiti olla? New York Times kirjutab, et laseri tulistamine võib maksta vaid 50 senti lasu kohta, kuid üks ainus Patrioti raketitõrjerakett maksab USA-le üle $3 miljoni. Teisisõnu, sellised laserrelvad nagu Helios suudavad hävitada üle 850 000 Shahedi drooni, enne kui USA kulutab sama palju kui ühe Patrioti raketi peale. Arvud räägivad enda eest. Me näeme droonivastase sõjapidamise tulevikku ja USA on praegu Iraanist selle pioneer. Kui rohkem Heliose ja Odini süsteeme kasutusele võetakse ning Iisrael saab oma Iron Beami taas töökorda, kaob Iraani kogu droonipõhine strateegia, vähemalt USA laevade ja Iisraeli enda ründamisel. Iraan sõltub oma šahiididest. RBC Ukraina andmetel oli ta operatsioon Epic Fury algusest kuni 11 märtsini neid välja lasknud 2100 tükki. Kui Iraani odavad droonid hävitatakse nüüd laserrelvadega, mille kasutamine on veelgi odavam, siis muutub kunagine kulutõus strateegia, saata välja parved, et raisata USA tulejõudu $1 miljoni eest mõttetuks. Täpselt nagu šahiidid, kui Helios neid tabab. Umbes 2 nädalaga oleme näinud, kuidas USA on õhuvõitluse igaveseks muutnud.
Laseride infrapunatuvastusega satelliidid võimaldavad USA-l saavutada õhuülekaalu ning pakuvad vajalikke kaitsemeetmeid, et minimeerida Iraani üha piiratumaks jäävaid õhurünnakuid. Kujuta ette seda olukorda. Pinged tõusevad Lõuna-Hiina merel ja USA ning Hiina vahel avatakse tuli. Hiina Yutiani droonide emalaev tõuseb õhku ja laseb välja 10 surmavaid mehitamata õhusõidukeid, mis kihutavad USA sõjaväebaasi suunas kusagil esimesel saarteahelal. Õhuhäire sireenid hakkavad baasi sundama ja USA õhutõrjejõud asuvad kiiresti tegutsema. Kuid selle asemel, et taevast täituks droonitõrjerakettide ja kuulirahega, laseb baas lihtsalt välja mõned oma enda mehitamata õhusõidukid. See näib täiesti ebapiisava vastusena. Kuidas suudavad need vähesed droonid toime tulla läheneva tohutu drooniparvega? Kuid kui USA droonid parvele lähenema hakkavad Hiina droonid taevast alla kukkuma, olles rivist väljas ja täiesti kasutud. Hiina komandörid on šokeeritud. Nende parv on alistatud ja nad saavad vaid pealt vaadata, kuidas USA juhitavad raketid hakkavad tormama kiiruga taanduva Yutani suunas. See kõlab nagu ulme, kuid see on täiesti reaalne. USA on edukalt testinud ja on hõivatud uue droonitõrjesüsteemi kasutuselevõtuga, mis suudab vaenlase droonid taevast alla võtta ilma ühegi lasu või otsese rammimiseta. Coyote Block 3 NK. Siin on siseteave selle innovaatilise ja futuristliku relva kohta ning kuidas see võiks osutuda otsustavaks USA ja Hiina, Venemaa või Iraani vahelises kokkupõrkes. 2026 aasta alguses Arizonas Yuma polügoonil tehtud USA armee katset avaldatud kaadrid näitavad, kuidas Coyote Block 3 NK, mis tähendab mittekinetilist, toob terve drooniparve taevast alla. Testid, mida tuntakse kui madalal lendavate, aeglaste, väikeste mehitamata õhusõidukite integreeritud tõrjesüsteemi ehk LIDSi, olid mõeldud kinnitamaks uusima kohootvariandi tõhusust droonide massilise rünnaku tingimustes. Umbes 10 drooni lähenesid eri suundadest, et testida toetava radari kuuriba raadiosagedusandurit ja selle võimet droone jälgida, samuti Coyote võimet sihtmärkidele lukustuda, otsuseid teha ja neid rünnata. Ja tootja Raytheoni poolt avaldatud videomaterjali põhjal olid testid täielik õnnestumine. Videosalvestisel kukuvad, lähenevad droonid lihtsalt taevast alla, kui nad jõuavad Coyote lähedusse. Ükski neist ei pääse. Seejärel, kui missioon on täidetud, juhitakse Coyote suurde võrku, kus see saab tervena kätte ja uuesti kasutusele võtta. Tõeline kirss tordil. Katsed näitavad, et Coyote Block 3 NK droonid on tõenäoliselt valmis kasutuselevõtuks, kui neid juba pole kasutusele võetud. See viiks lõpule protsessi, mis algas tõsiselt pool kümnendit tagasi. 2021 aasta veebruaris teatas USA kaitseministeerium, mille president Donald Trump oli hiljuti ümber nimetanud sõjaministeeriumiks. Teatas, et on andnud Raytheonile $33 miljoni suuruse lepingu Coyote Block 3 autonoomse ründevõimekuse arendamiseks. See leping oli mõeldud mereväe tulevase Advanced Strike ehk FAST algatuse toetamiseks ning hõlmas tööd selle nimel, et saavutada operatiivne stardivõime mehitamata pinnalaevadelt ehk USV-delt ja mehitamata allveelaevadelt ehk UUV-delt. Ja selle eeldatav valmimisaeg oli veebruar 2024. Ilmselt tehti märkimisväärseid edusamme, sest 2022 aasta aprillis teatas kaitseministeerium $10 miljoni suurusest muudatusest lepingus. Täpsemalt, et projekteerida, ehitada ja integreerida Coyote Block 3 starditoru koost UUV-sse. Leping nõudis ka, et Raytheon hangiks ja tarmiks UUV demonstratsiooniks vajalikke õhusüsteeme ning pakuks süsteemi tehnikat, integreerimist ja testimise tuge nii suuremahulise kaugmaa täppislöögi jaoks. USV, telt ja tulejõult, HVL, RPF. Raytheonile pandi ülesandeks ka välitugipersonali, testivalmiduse, ohutuskoordinatsiooni ja programmijuhtimise tagamine ning valikuline valitsuse poolt tarnitud varustuse integreerimine edasisteks lastideks ja testideks. Kõike seda oodati 2023 aasta novembri lõpuks. Seejärel sai Raytheon 2023 aasta mais täiendava kulupõhise ja fikseeritud tasuga lepingu väärtusega kuni $147 miljonit nende muudatuste lõpule viimiseks. Tööde valmimist oodati nüüd 2024 aasta jõulupäevaks. Nüüd näitasid viimaste testide kaadrid, kuidas Coyote'id lasti välja maapealsetelt stardiseadmetelt. Sellest räägime lähemalt kohe.
Seega pole selge, kas need on juba testitud või kasutusele võetud mereväe mehitamata pinnasõidukitel või allveesõidukitel. Kuid selle viimase testi ajastus ja edu on märkimisväärne mitte ainult sõjaliste tagajärgede tõttu, vaid ka Trumpi ning RTX Corpi Raytheoni valdusfirma aktsionäride jaoks. 2026 aasta jaanuaris andis Trump välja täidesaatva korralduse, millega ähvardas piirata USA kaitsetöövõtjate dividendide ja aktsiate tagasiostu, kui nad ei paranda tarnetulemusi. Pentagon on seejärel teatanud oma töövõtjate põhjalikest tulemuslikkuse hindamistest, kusjuures RTX Corp on nimetatud üheks peamiseks sihtmärgiks. Ettevõte koos teiste suurte kaitsetööstusettevõtetega nagu Lockheed Martin ja Northrop Grumman on seega surve all suurendada relvatootmist, säilitades samal ajal investorite tulud, mis on viimastel aastatel olnud pehmelt öeldes väga tulusad. RTX aktsia hind võib küll olla langenud Trumpi avaldusele järgnenud nädalatel peaaegu 1%, kuid võrreldes aasta taguse ajaga on see tõusnud üle 60% ja võrreldes 5 aasta taguse ajaga on see tõusnud üle 175%. Seega Coyote Block 3NK edukas tarnimine, isegi kui need testid toimuvad üle aasta pärast oodatud tarnekuupäeva, oluliselt kompenseerima Raytheoni teisi hiljutisi suure tähelepanu all olnud tarniviivitusi AGM-154C liitlibisepommide ja SM-6 rakettidega. Ja see peaks hoidma nii Trumpi kui ka investoreid rahulolevana, eriti kui arvestada selle sõjalist potentsiaali. See on sellepärast, et praegu on Coyote 3 ainulaadne relv, mille võimekus ja kasutusvaldkonnad eristavad seda teistest omataolistest. Ja kõige huvitavamate ja olulisemate uute relvasüsteemide esitlemine ongi see, milles me siin sõjasaates spetsialiseerume, koos tipptasemel reportaažide ja analüüsiga viimastest sõjalistest arengutest kõigis planeedi suuremates pingekolletes. Seega, Daily Kanal, et saada siseringi infot selle kohta, mis tegelikult toimub maailma sõjalistes küsimustes. Nagu nimigi ütleb, on Coyote Block 3 Coyote platvormi 3. arenguetapp. Mõlemad varasemad arenguetapid, Coyote Block 1 ja Coyote Block 2, on juba kasutusel USA sõjaväes, mis rõhutab, kui kõrgelt seda platvormi hinnatakse. Algne Block 1 oli 2004. aasta USA mereväe teadusuuringute büroo ehk ONR-i spetsifikatsiooni tulemus Sonoshut Launch mehitamata õhusõiduki ehk SLUAV jaoks. See pidi olema ühekordseks kasutamiseks mõeldud õhusõiduk, mida hoitakse ja lastakse välja standardsest õhusõiduki Sonopoi väljastajast, mille peamine ülesanne oli pakkuda B-3C Orion patrullennukitele kaugseire võimekust. Advanced Ceramics Research Incorporated, mille võitis hiljem üle Raytheon, sai lepingu ning tarmis Coyote, mille esimene lend toimus 2007. aastal. Coyote on pakitud konteinerisse, mida saab välja lasta kas laevadelt standardsete Sonopoi väljastajatega või maapealselt pneumaatilise toru käivitiga. Kui konteiner on väljastajast välja lastud, avaneb langevari ja konteiner tõmmatakse lennuki kereküljest eemale. Seejärel avanevad drooni 2 tiivapaari, 2 vertikaalset sabapinda ja propellerilabad. Väike elektrimootor käivitatakse ja autopiloot alustab tõusumanöövrit. Coyote'il on ka GPS-põhine navigatsioonisüsteem, mis võimaldab lennata täiesti automaatseid missioone, kuid seda saab juhtida ka otsenähtavuse andmeside kaudu. Kuigi selle esialgne ja ka praegune peamine kasutusala oli ISR, saab seda varustada kineetilise laenguga ja muuta ringlevaks laskemoonaks. Veelgi enam, Raytheon edukalt demonstreerinud Coyote parvena tegutsemise võimekust ONR-i madala hinnaga UAV-de parvena tegutsemise tehnoloogia ehk Locus programmi raames, kus mitu UAV-d tegutsevad autonoomselt koos meeskonnana. Ja see võimekus laieneb ka Block 2 ja Block 3 variantidele. Muuseas, kes iganes USA mereväes ja eriti ONR-is nende programmide nimesid välja mõtleb, ei saa nad tunnustust, mida nad väärivad. Locust kui nimi drooniparvele, kus akronüüm sobib sõnaga nii täpselt, on nimetuste osakonna suurepärane töö. Aga olgu sellega, kuidas on, kuigi Coyote võime parvena tegutseda, tegi sellest Locus-programmi kandidaadi, pani selle suhteliselt aeglane kiirus selle mõnevõrra ebasoodsasse olukorda. Eriti siis, kui on vaja kiiresti reageerida kiiresti lähenevatele vaenlase droonidele. 3 jala pikkuse, veidi alla 5 jala tiivaulatuse ja 13-naelase kaaluga ilma lõhkepeata on see hea suurusega konteinerist lastav droon. Ja selle 30 000 jala lennulae ning 80 miili kauguse sideulatus teevad selle väga kasulikuks luure- ja jälgimisülesannetes suurel alal.
Siiski pole selle maksimaalne kiirus 80 miili tunnis ja kruiisikiirus 63 miili tunnis. Lihtsalt piisavalt suured, et tõhusalt vastu astuda näiteks Vene Geron droonile. Sellegipoolest sai Coyote Block 1S või õigemini uuendatud Block 1B'st USA armee Howler CUAS süsteemi võtmekomponent, mis on olnud töös alates 2019. aastast. Armee hankis neid tuhandeid kasutamiseks oma mobiilses madalal, aeglaselt ja väikeste mehitamata õhusõidukite integreeritud tõrjesüsteemis ehk MLITSis ning statsionaarses madalal, aeglaselt ja väikeste mehitamata õhusõidukite integreeritud tõrjesüsteemis ehk FS-LITSis. Ja USA merejalavägi hakkas samuti kasutama Block 1B'd oma maismaa õhutõrje ehk KEBA-D droonitõrjesüsteemi osana alates 2018. aastast. Siiski arendas Raytheon vahepeal kahtlemata osaliselt inspireerituna Ukraina sõja kogemustest välja reaktiivmootoriga tuletise nimega Coyote Block 2. Erinevalt originaalist, mis on mõeldud luuremissioonideks ja ringleva laskemoonana, on Block 2 tõrjedroon, sisuliselt droonide vastane maa-õhk juhitav rakett. See kasutab raketiga abistatud starti ning lennul annab sellele jõudu väike turbojoamootor. Väljakäivate tiibade asemel kasutab see kere küljes olevaid ribisid ja 4 väljakäivat stabilisaatorit tõstejõu ja manööverdusvõime tagamiseks. Wolframist killu lõhkepea on optimeeritud väikeste droonide vastu kasutamiseks, suutes neid tabada kuni 9 miili kauguselt ning vajadusel rünnata uuesti, kui sihtmärk esimesel korral tabamist väldib. Lisaks on selle kiirus 345 miili tunnis, mis on piisavalt kiire, et püüda kinni enamik suuremaid lähenevaid droone. Selle tulemusena on USA armee uuendanud oma Howleri, MLITSi ja FS-LITS süsteemid, et kasutada selle asemel Block 2 ja Block 3 Coyote. 2023 aasta detsembris avalikustas armee plaanid osta 6000 Block 2 ja 700 Block 3S. Koos 252 statsionaarset laskeseadet, 52 mobiilset laskeseadet, 118 statsionaarse kubandradari ja 33 mobiilset radarit. Raytheoniga sõlmiti ka leping vähemalt 15 Coyote süsteemi hoolduse ja remondi toetamiseks nii USA's kui ka täpsustamata eelpaigutatud paikades üle maailma. Praegune MLITSi konfiguratsioon koosneb 4x4 MATV miinikindlast sõidukist, millel on torn, mis on varustatud 2 laskega Coyote laskeseadmega ning 30 mm XM914 automaatkahuriga. Torniil on elektrooptilised andurid, mis aitavad tuvastada ja jälgida lähenevaid droone, samuti mastile paigaldatud Q-band radar Coyotide suunamiseks. Täielik MLITS-süsteem sisaldab ka teist MATV sõidukit, mis on varustatud lisandurite ja elektroonilise sõjapidamise võimekusega. FS-LITS on seevastu 2-osaline alustele paigutatud süsteem, kus esimesel alusel on 4 Coyote raketiga laskeseade ja andurite komplekt ning teisel Q-band radar. Q-bandi raadiosagedussüsteem ehk QRVS radar on suurem ja võimekam kui MLITSi konfiguratsioonis kasutatav Q720 radar. Kuigi mõlemad kasutavad ühist tarkvara ja arhitektuuri, on Q720 quadrant antennid QRFS antennidest 4 korda väiksemad, pakkudes mobiilseteks vajadusteks kohandatud radarit. Lisaks nendele peamiselt maapealsetele kasutusjuhtudele armee jaoks on Coyote 2 algne missiooniprofiil, mereväe droonivastane kaitse endiselt kasutusel. 2025 aasta märtsis teatas USA merevägi oma kavatsusest varustada mõned Aliberti klassi hävitajad Coyote Block 2D-ga koos Anderili Roadrunner M-iga, mis on samuti paljutõotav uuenduslik tõrjedroon. See peaks andma laevadele kulutõhusama kaitsevõimaluse madala ja keskmise võimekusega ründedroonide vastu kui täismõõdus maa-õhk-tüüpi raketid. Block 2 hinnanguline maksumus on umbes $100 000 tükk, mis on vaid väike osa kõigi USA mereväe maa-õhk-tüüpi rakettide hinnast. Võrdluseks, 2020 aasta seisuga maksis mereväe SM-3 Block I-1A üle $36 miljonit tükk, samas kui Block I-B versiooni hind oli peaaegu $12 miljonit. SM-6 maksab $4,3 miljonit. SM-2 rakettide hind jääb olenevalt versioonist 1,2 ja $2,3 miljonit vahele ja täiustatud Sea Sparrow rakett ehk ESSM maksab umbes $1,8 miljonit. Isegi mereväe odavaim relv, Rolling Airframe Missile ehk RAM, maksab umbes $905 000.
Kuigi pole selge, kui palju Coyote Block 3 maksab, muudab see $100,000 hinnasilt Block Easy palju kuluefektiivsemaks kui raketid Iraani Shahed 136 ja selle tuletise Vene Gerontu droonide vastu, mis maksavad igaüks $20,000 kuni $80,000. UM-reaktiivmootoriga Chiron 3 maksab $100,000 kuni $150,000, mis teeb Coyote'ist hinna poolest üsna võrdväärse vastumeetme. Siiski on Hiina uitlaskemoona puhul endiselt märkimisväärne hinnavahe. Delta Wing bensiinimootoriga Feilong 300D maksab vaid umbes $10,000 tüki kohta. Shenzhen Skywing, mis on sisuliselt USA Switchblade 300-600 koopia, maksab umbes $13,000 tüki kohta. See hind ei sisalda laengut ega maapealset juhtimissüsteemi. Tõenäoliselt on arenenum nutika juhitavusega Päevalill 200 kallim tänu oma keerukamale juhtimissüsteemile, kuid see maksab siiski märkimisväärselt vähem kui $100,000. Kuigi Coyote Block 2 edukas drooni tabamine hoiaks ära sihtmärgile pihta saanud drooni tekitatud kahjude kulud, on siiski püüduri ja sihtmärgi hinnaerinevus 5–10 korda. Ja just siin võib Block 3 NK mängida otsustavat rolli, eriti drooniparvede vastu, mis lastakse välja eelmainitud Zhujiani droonide emalaevalt või Hiina kergetelt sõidukitel paigaldatud parvelaskeseadmetelt. Enamik spetsifikatsioone on salastatud, kuid olemasolevatest kaadritest on näha, et Block 3 NK on Block 1-ga sama tiivapaigutusega, kuid see lastakse välja raketikiirenditega ja tundub olevat veidi suurem kui originaal. Kõige huvitavam on see, et Raytheon pole avalikustanud mittekinetilist meetodit, millega Block 3 paneb droonid kasutult keerlema ja kukkuma kas maapinnale või ookeani, olenevalt olukorrast. See on tekitanud palju spekulatsioone selle üle, kas kasutatakse kõrge võimsusega mikrolaine ehk HPM lõhkepead või elektroonilise sõjapidamise süsteemi sihtmärkide tabamiseks. Esimene neist töötab suunatud elektromagnetilise energiaimpulsi abil, mis saadab sihtmärgi vooluringidesse kõrgepinge elektrilöögi sarnaselt teiserile ning põletab need nii kiiresti läbi, et droon kukub taevast alla. Viimane võtab lihtsalt drooni signaalid vastu. Kindlasti kukuvad droonid viimaste testide kaadritest taevast alla ilma nähtava kokkupõrke, plahvatusvälgu või killumustrita. See on tunnus, mis viitab pigem elektromagnetilisele või elektroonilisele häirimisele kui lähedus lõhkepeale, mis oleks järgmine kõige tõenäolisem variant. Block 3 pakub kahte väga veenvat eelist drooniparvede vastase vastumeetmena. Esiteks võimaldab selle võime mitut drooni korraga alla võtta, kulutõhususe vahekorda tasakaalustada ja see võib selle isegi ümber pöörata. Olukordades, kus allatulistatud droonid võivad kukkuda asustatud aladele, kriitilisele infrastruktuurile või liitlasvägede positsioonidele, aitab asjaolu, et need tabamuse korral ei plahvata, samuti vähendada kaasnevat kahju. Nagu näitab Ukraina kogemus, võib allatulistatud droonide rusude mõju olla sama hävitav kui otsene tabamus. Teiseks saab seda taastada ja uuesti kasutada. Lahinguvälja komandööri vaatenurgast muudab taastatav mittekinetiline tõrjevahend seda, kuidas kaitstav üksus saab oma lahingutegevust ajastada. Selle asemel, et tulistada iga drooni pihta üks rakett, kuni laskeseade on tühi, saab ringleva tõrjevahendi paigutada tõenäolistele lähenemisteedele, radari järgi suunata, ülesandeks anda mitme ohu häirimine või kõrvaldamine ning seejärel kiiresti tagasi tuua ja uuesti kasutusele võtta. Raytheon on samuti toonud esile hiljutisi uuendusi, mis parandavad Coyote seeria relvade stardikiirust, tegevusulatust ja suurel kõrgusel tegutsemise võimekust, et püsida sammu raskemate, suurema kandevõimega ja pikema lennuprofiiliga droonidega. Ettevõte on samuti väitnud, et 3NK puhul on taastumisest uuesti lennuni jõudmise aeg vähenenud 50% võrra. Kui seda suudetakse korrata ka välitingimustes, tähendaks see otseselt kõrgemat ja püsivamat kaitsetempot korduvate rünnakulainete ajal. Lisaks saab Block 3 toimida ka sõlmpunktina eesliini õhutõrje juhtimis- ja kontrollvõrgustikus. Nagu varem mainitud, saab seda ühendada ka teiste Coyotidega, mis võimaldab neil sihtmärke iseseisvalt omavahel jagada ja otsustada, kuidas neid kõige tõhusamalt rünnata ilma inimoperaatori sekkumiseta. See suudab isegi rünnaku välja seadistada nii, et võtta korraga sihikule mitu lähenevat sihtmärki. Kõike seda arvestades suudab Coyote patrullida ja rünnata vaid kütuse ja aku taastamise kuludega, ilma et iga rünnaku järel tuleks ohverdada väärtuslik lennukikeret ja sensorikomplekti. Omalt poolt näib armee olevat juba enne neid viimaseid edukaid katseid Coyote süsteemi potentsiaali suhtes selgelt vaimustunud. 2025 aasta oktoobris teatas USA sõjaministeerium peaaegu $5 miljardi suurusest lepingust Coyote püüdurite jaoks, mille tarned kestavad kuni 2033. aastani.
Praegusel hetkel pakub Block 3 NK ainulaadset väärtuspakkumist. Raytheoni droonitõrje suunatud energiaga relvad ja HPM-platvormid on loodud droonide rivist väljalöömiseks elektromagnetiliste impulsside abil, mille toime sarnaneb Block 3 NK mittekinetilise laenguomaga. Siiski on need paigaldatud süsteemid, mitte püüdurdroonid. USA arme DEM-Shorad, mis tähendab suunatud energiaga mobiilset vihima õhutõrjet, ühendab samuti laseri ja HPM-tehnoloogiad droonide kahjutuks tegemiseks ilma lõhkepeade kasutamiseta, kuid see ei suuda õhus püsida nagu Block 3 NK. Ukrainas ja Ukraina jaoks arendatakse ka üha rohkem püüdurdroone, kuid enamik neist on kas puhtalt kineetilised, tuues droonid alla neile otsa lennates või sisaldavad lõhkepead. Enamik neist ei suuda õhus püsida ega ole korduvkasutatavad. Laseripõhised süsteemid, nagu Ühendkuningriigi Dragonfire, lubavad drooniparvede allatoomist vaid $10 eest lasku kohta, kuid need on samuti maapealsed ning nende ulatus ja tegutsemiskõrgus on piiratud võrreldes Block 3 MK-ga. See on täiuslik Ukraina relv. Vaikne, surmav, peaaegu nagu kummitus öös, mis võib igal hetkel lüüa. Tulevikuline selles mõttes, et tundub, nagu oleks see otse ulmefilmist välja võetud. See nähtamatu relv on midagi, mida Venemaa ei suuda peatada ja see muudab Venemaa jaoks peaaegu võimatuks oma lennukeid Ukrainasse saata. Relva nimi on Sunray ja see on vaikne tapja, mis valmistub Venemaa unenägusid kummitama. Kujuta end hetkeks Vene piloodi rolli. Oled näinud, kuidas Ukraina on hävitanud sadu sinu kaaslasi. Oled ise alles värskelt lahingusse saadetud, olles vaevu saanud väljaõpet. Sul on aimdus, et need 100 või vähem lennutundi aastas ei ole just suurepärane tulemus ja sa ei tunne end oma lennukis veel sugugi kindlalt, aga sulle on antud käsk. Selle asemel, et tulistada rakette ja heita liukpomme Ukraina pihta turvalisest kaugusest, pead lendama üle vaenlase territooriumi. Kuigi oled närvis, arvad, et tead riske. Ukrainal on õhutõrjesüsteemid, sealhulgas Patriot, mis suudab sul lennukit tükkideks rebida, kui see sihib sind. Aga vähemalt näed sa rakette tulemas. Need ilmuvad su lennuki radarile, nii et sul on võimalus lähenevatest ohtudest kõrvale põigelda. See pole just suur lohutus, aga sellest piisab, kui su lennuk õhku tõuseb ja sa suundud Ukraina poole. Vaenlase territooriumi kohal lennates ei paista midagi valesti olevat. On vaikne. Peaaegu liiga vaikne. Sa tead, et lendad ohtu, kuid sa ei kohta midagi sellist, nagu oleksid oodanud. Ja siis see juhtubki. Sinu lennuki tiib lahvatab leekidesse. Sa ei näinud ega kuulnud midagi tulemas. Kui sireenid huilgavad ja sa üritad meeleheitlikult oma lennuki üle kontrolli hoida, küsid endalt, miks radaril midagi ei ilmunud. Sa imestad, miks kogu su lennuk pole tükkideks lennanud. Seda teeb rakett. See hävitab. See oli midagi muud. Nähtamatu tapja, kummituslik ja võimas. Sa ei suutnud seda tuvastada ega peatada. Ja kui su lennuk sööstab maa poole, vajutad sa katapulteerimisnuppu, teades, et mis iganes relva Ukraina nüüd välja on mõelnud, on see nähtamatu ja hävitab iga lennuki, mis riigi territooriumile siseneb. Sul veedas. See uus kummitusrelv tabas su lennuki tiiba. Aga sa tead, et teistel pilootidel nii hästi ei lähe. Nemad põlevad koos oma lennukiga, küsides endalt samu küsimusi, mida sina praegu küsid. Taevas on ilmunud nähtamatu oht ja sul pole aimugi, mida Venemaa selle vastu teha suudab. See on üks võimalikest tulevikustsenaariumitest, mis ootab Venemaa piloote ja võib-olla ka selle sõdurid maapinnal, kuna Ukraina on kasutusele võtnud uue relva. Praegu keskendub see relv õhutõrjele. Seda kasutatakse droonide hävitamiseks ja kui see sihtmärgi leiab, suudab ta selle mõne sekundiga hävitada. Kuid selle uue relva potentsiaal on hämmastav, kui seda edasi arendada. Juba praegu kaasas kantav relv võib leida hulgaliselt lisakasutusi, alates lennukite allatulistamisest kuni Vene sõdurite hävitamiseni maapinnal. Ükski neist ei näe, mis tulemas on, enne kui on juba liiga hilja. Aga läheme korraks tagasi. See, mida me just kirjeldasime, on võimalik tulevik relvale, mida Ukraina praegu ehitab. See on relv, mis erineb kõigist teistest, mida oleme Ukraina arsenalis näinud. Ja ainus muu relv, millega seda võrrelda saab, maksab ehitamiseks miljoneid ja miljoneid dollareid. Ja see ei pruugi olla isegi nii tõhus kui see, mille Ukraina just välja töötas. Sunray on kohale jõudnud ja see muudab Ukraina sõda igaveseks. Alustame põhitõdedest. 10. veebruaril teatas United 44 Media artiklist, mis avaldati samal päeval väljaandes The Atlantic. Artikkel käsitles Sunray kasutuselevõttu, mida kirjeldatakse kui eksperimentaalset uut laserrelva, mis on mõnevõrra sarnane USA Helios programmile. Suur erinevus seisneb selles, et kui Helios arendamiseks kulus $150 miljonit, siis Sunray jaoks oli vaja vaid mõnda miljonit dollarit. Ja see lastakse turule hinnaga vaid mõnisada $1,000 ühe ühiku kohta. See teeb Sunray odavaks. See tähendab ka seda, et relv on taskukohane riigile, kes vajab praegu hädasti õhutõrjet.
See tähendab tõenäoliselt, et Sunray muudab isegi kõige tavalisemad Ukraina sõdurid peatamatuks, kui see nende kätte jõuab. Kõik, mida me seni Ukraina salapärase uue relva kohta teame, pärineb The Atlanticu artiklist. Artikli autor on Simon Schuster ja see kirjeldab ajakirjaniku esimest kokkupuudet relvaga, mis saab olema vaikne tapja, mida Venemaa kunagi ei osanud oodata. Schuster kirjeldas oma kogemust kui häirivat, mis tundub lausa alahinnanguna, arvestades Sunray hävitavat potentsiaali. Ajakirjanik kirjeldas ka seda, mida ta nägi Ukraina korraldatud demonstratsiooni ajal. See demonstratsioon algas sellega, et relvaoperaator paigaldas veoauto katusele väikese kahuri. Ja kui me ütleme väike, siis me mõtleme tõesti väikest. Schuster kirjeldab kahurit kui umbes sama suurt nagu harrastaja teleskoop. Külgedel on kinnitatud mõned kaamerad. Kohe saate teada, milleks neid kaameraid kasutatakse. Aga selle demonstratsiooni avaminutite peamine järeldus on see, et Sunray on väga kaasaskantav. Harrastajate teleskoobid võivad olla vaid jalapikkused, eeldades, et Sunray saab koha peal kokku panna. See tähendaks ilmselt, et Ukraina sõdurid saaksid oma uue relva hõlpsasti kohvris kaasas kanda ja vajadusel kiiresti üles seada ning kasutusvalmis teha. Muidugi on see spekulatiivne. Mis aga pole spekulatsioon, on see, mida Schuster nägi Ukraina uue relva Sunray seadistusega tegemas. Insener lasi taevasse väikese drooni. See droon sumiseb mõne sekundi ringi, liikudes Sunrayst ja selle operaatorist mitusada jardi eemale. Just, siis tuleb järgmine ilmutus. Kas mäletate neid kaameraid, mida me hetk tagasi mainisime? Aga tundub, need on osa süsteemist, mis võimaldab Sunray lohu automaatselt sihikule võtta, ilma operaatori otsese sekkumiseta. Schuster kirjeldab, kuidas Sunray külge kinnitatud kaamerad jälgisid drooni, mis lendas mitusada jardi eemale. Leeser pöördus ja need kaamerad võtsid liikuva sihtmärgi sihikule, tehes väikeseid kohandusi, et tagada otsene tabamus. Kõik, mis ei teha, oli operaatoril hüüda tuld. Ja oligi kõik. Mõne sekundi jooksul hakkas droon põlema, just kui oleks seda tabanud nähtamatu välk ja kukkus siis maapinnale tulekaares. Kui kuulsid sõna leeser, võisid ehk silme ette manada seda, mida filmides sageli näidatakse. Relvast paiskub välja punane valguskiir, mis jälitab sihtmärki, kuni laser sellest läbi põletab. See on arusaadav, kui oled kunagi kasutanud laserpointerit või näinud relval lasersihikut. Selle valguskiire eesmärk on olla nähtav ja toimida sihtimismehhanismina, mitte hävitava jõuna. See ei kehti Sunray kohta. Ukraina on siin välja töötanud tõelise kummitusrelva, mis on peidetud pilgu eest. Relv ise võib tulistada ükskõik kust ja ükskõik millises kohas. Kui Sunray töötab, ei tee see mingit häält. Pole mingit iseloomulikku suminat nagu Ukraina FPV droonide puhul, millega on Vene vägedele kaost külvatud. Sunray on vaikne ja selle laser on täiesti nähtamatu. Mõtle tagasi sellele hüpoteetilisele piloodile, kellest me varem rääkisime. Nüüd kujuta ette, et Sunray kiir siib piloodi kokpitti ja võib sõna otseses mõttes läbi kokpiti klaasi põletada, ilma et piloot sellest midagi teaks, kuni klaas puruneb ja kokpit hakkab põlema. See oleks igal ajal juba piisavalt halb, aga kui sa oled 10 000 jalgade kõrgusel õhus, tähendaks kokpiti hävitamine surmaotsust. Muidugi on siin üks aga. Me ei tea veel Sunray ulatust. Laserid võivad liikuda lõpmatuseni, kuni nad millegi vastu põrkavad. Kuid ilm, eriti vihm ja udu, võivad mõjutada laseri teekonda ja põhjustada hajumist. Palju sõltub Sunray süsteemis kasutatavate kaamerate kvaliteedist, kui rääkida ulatusest. Aga senise info põhjal on võimalik, et Sunray võib olla modulaarne süsteem. Võib-olla arendatakse kaameraid, mis võimaldavad sihtmärkide hävitamist väga suurte vahemaade tagant. Me saame ainult oodata ja näha. Ja nagu me hiljem videos arutame, peame samuti ootama ja nägema, kas sellel uuel kummitusrelval on potentsiaali jõuda kasutusse Ukraina rindel. Kui see nii on, oleks ainuüksi selle olemasolu tõttu Venemaa sõduritele tekitada psühholoogiline õudus, tohutu ja hirmutav. Lisaks, tead ju küll, see süttimise probleem, aga sellest räägime video lõpus. Praegu vaatad sa sõjasaadet ja meie toome sinuni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Telli juba täna ja püsi sündmustest ees. Nii et Ukrainal on selgelt uus relv ja see on tõeliselt hirmuäratav. Ainus asi, mis Venemaa hirme leevendab, on see, et Sunray on alles prototüübi staadiumis, kuid isegi see on muret tekitav. Relv on juba piisavalt hea, et põletada droon mõnesaja jardi kauguselt sekunditega ära. Praegu peavad Venemaa väed endal küsima ühe suure küsimuse, kui palju paremaks Sunray veel muutub. Kuigi sellele küsimusele pole otsest vastust, teame me siiski seda. Sunray koos mitmete teiste innovaatiliste relvadega on loodud selleks, et tugevdada Ukraina võimet hävitada neid horde kaugmaa droone, mida Venemaa iga paari päeva tagant Ukrainasse saadab. Kõigist võimalikest kasutusviisidest saab nende droonide hävitamine Sunray peamiseks eesmärgiks lähitulevikus, ning see on oluline eesmärk. Me peame vaid statistikale pilgu heitma, et mõista, miks see nii on. Ukraini andmetel teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski hiljuti Vene õhurünnakute tohutust ulatusest, mis jaanuaris Ukrainat tabasid.
Zelenski sõnul tulistas Venemaa kuu jooksul Ukrainasse 158 raketti, umbes 5500 juhitavat pommi ja üle 6000 ründedrooni. Zelenski täpsustab, et tegemist on just ründedroonidega. Enda arvude kõrval saadab Venemaa Ukrainasse ka PET-droone, mis on mõeldud õhutõrje segadusse ajamiseks. Seega on droonide koguarv tõenäoliselt palju suurem kui Zelenski mainitud 6000. Ukraina on pidanud võitlema Venemaa ülekaalukate droonirünnakutega ning need raskused on 2025 aasta teisel poolel veelgi süvenenud. Just siis hakkas Venemaa oma droonirünnakuid suurendama. Nagu BBC uudised teatavad, langes Ukraina igakuine edukus Venemaa droonidega toimetulekul järk-järgult kogu eelmise aasta jooksul. Ukraina alustas 2025 aastat 90% tõrjeeduga. Venemaa droonid ei ole küll täiuslikud, kuid piisavalt head, et oluliselt vähendada kahju, mida need droonid võiksid potentsiaalselt põhjustada. Augustiks ja septembriks, mis on umbes see aeg, kui Venemaa suurendas oma droonirünnakute ulatust, tõrje edukuse määr oli langenud 85%-ni. Ja oktoobris, kui Venemaa saatis Ukrainasse 5312 drooni, tõrje edukuse määr langes taas, seekord kukkudes 80%-ni. See ei ole Ukraina oskuste küsimus, vaid varustuse probleem. Venemaa kasutab oma rünnakutes tohutul hulgal droone, sest teab, et sellised massilised parved käivad Ukraina olemasolevast kaitsest üle. Ja just siin tulevad mängu sellised süsteemid nagu Sunray. Ukraina nähtamatu laserrelv töötab kiiresti, nagu nägime demonstratsioonil, kus see hävitas drooni vaid mõne sekundiga Schusterile korraldatud esitlusel. See on ka piisavalt kaasaskantav, et seda saaks kiiresti üles seada igas kohas, mis võib saada peatselt droonirünnaku sihtmärgiks ning piisavalt odav, et Ukraina suudaks seda toota piisavalt suurtes kogustes. Et muuta Sunray oma lähimaa droonitõrje võtmeosaks, ei tohi alahinnata ka Sunray madala hinna tähtsust. Tõhusus saab olema Ukraina edu võti kaitses Venemaa droonide vastu. Ja suur osa tõhususe saavutamisest seisneb uute relvade väljatöötamises, mis suudavad droone hävitada kiiremini ja kuluefektiivsemalt kui kõik eelnev. Harlo Jelizarov, kes on nüüd Ukraina õhutõrjejõudude ülem, ütleb seda ka ajalehele Atlantic antud intervjuus. Muidugi, sa võid kasutada Bentley't kartulite vedamiseks, ütles Jelizarov, aga see pole ilmselt kõige targem viis seda tööd teha. Teisisõnu, sa võid tulistada rakette odavate Shahidi droonide pihta, mis kasutavad muruniiduki mootoreid, aga kas poleks parem kasutada midagi odavamat, kiiremat ja tõhusamat? See on Sunray ja Ukraina uus hirmuäratav kummitusrelv on vaid üks mitmest, mida Ukraina arendab. Nii saab ta luua uue põlvkonna õhutõrjesüsteeme, mis hävitavad Venemaa droone Ukrainale väga madalate kuludega. Ukraina on töötanud millegi kallal, mis sarnaneb Iisraeli raudkupli õhutõrjesüsteemile, kuigi Ukraina püüab luua omaenda analoogi palju madalama hinnaga. Iisraeli puhul on sellel riigil umbes 30 korda vähem territooriumi kaitsta kui Ukrainal ja üks partii raudkupli õhutõrjesüsteemi rakette maksis juba 2012 aastal kuni $100 miljonit. Üle 13 aasta kestnud inflatsioon tähendab tõenäoliselt, et Iisrael kulutab nüüd palju rohkem, et hoida oma õhutõrjesüsteemid töökorras. Ukrainal ei ole ressursse, et kulutada $100 miljonit rakettidele, rääkimata $3 miljardist, mida ta peaks selle põhjal kulutama. Kui tuleb kaitsta 30 korda suuremat territooriumi sisse tulevate rünnakute eest. Siiski, nagu Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov märgib, on droonivastase kaitsekilbi loomine Ukraina ellujäämise jaoks ülioluline. Droonivastane kaitsekilp ei puuduta tulevikku, vaid ellujäämist juba täna. Fjodorov väidab, et Sunray on üks relvadest, mis suurendab Ukraina ellujäämisvõimalusi. Teine, millest samuti Atlantic on teatanud, on P1 Sun. Erinevalt Sunrayst, mida on enne hävitamist võimatu tuvastada, on P1 Sun püüdurdroon, mida võib selle tööd tees näha, kui oled piisavalt lähedal. See meenutab suurt termost. Relva põhjas on umbes 500 grammi C4 lõhkeainet ning sellel on 4 rootoriga disain, mis on enam kui piisav, et anda sellele vajalik kiirus aeglaselt liikuvate Vene Shahed-tüüpi droonide püüdmiseks. Kui Sunray on alles arendusfaasis, siis P1 Sun on juba aktiivselt kasutusel. Iga droon on 3D prinditud ja selle valmistamine maksab umbes $1000. Need võivad tõusta kuni 30 000 jala kõrgusele ja need on juba vastutanud 1000 mürsu, sealhulgas üle 700 Shahedi tüüpi drooni hävitamise eest, alates sellest, kui need Ukraina õhutõrjesüsteemi kasutusele võeti. Droonitootja Skyfall ütleb samuti, et nad töötavad nüüd uue sidetarkvara kallal, mis võimaldab Ukrainal neid droone üle kogu riigi paigutada, valmis õhku tõusma hetkega, kui Venemaa droonid on tulemas. Relvad nagu P1 Sun ja Sunray on just need, mida Ukraina vajab kulude seisukohast. Iga Shahed, mille P1 Sun alla toob, ehitamine maksab hinnanguliselt 35 000, kuigi see number muutub sõltuvalt Shahedi tüübist ja võimekusest. Isegi nii on see 35:1 suhe iga drooni kohta, mille P1 Sun alla toob. Sunray puhul võib üksuse enda ehitamine maksta mitusada $100, kuid see üksus on korduvkasutatav ja ei vaja kallist laskemoona.
see kasutab sihtmärgil läbipõletamiseks sõna otseses mõttes valgust ning seda saab kasutada korduvalt. Eeldame, et ühe Sunray hind on $250,000. Ukraina saab oma raha tagasi juba 7 või 8 Shahidi hävitamisega. Pärast seda on iga järgmine Sunray kasutus praktiliselt puhas kasum. Võrrelles Ukraina uutlaserit süsteemidega nagu Helios võtab Jelizarov selle lühidalt kokku. Paljusid Ameerika ettevõtteid juhib raha, ütles Jelizarov Schusterile. Nende jaoks on see töö. Nad teevad seda. Nad saavad palka. Meil on mängus veel üks komponent. Vajadus ellu jääda. Sellepärast liigume meie kiiremini. Küsimus on nüüd selles, kui palju kiiremini saab Ukraina Sunray abil edasi liikuda. Me mainisime selles videos mitu korda sõna potentsiaal. Praegu kasutatakse Sunray droonide vastu kaitsmiseks. Me andsime teile videos ka aimu selle süsteemi potentsiaalist mehitatud lennukite vastu kasutamiseks. Nüüd kujutage ette järgmist olukorda. Vene sõdurite üksus üritab läbida tapatsooni, mille Ukraina on rajanud ümber kindlustuse, mida vägedele on kästud rünnata. Need sõdurid on juba hirmul. Nad kuulavad enda kohal droonide suminat, kui nad üritavad läbi okastraadi ja paljude teiste maapinnal olevate tõkete edasi liikuda. Aga need sõdurid on kuulnud ka õudusjutte, nähtamatust relvast. Varitsuspunktidesse paigutatud kummitusrelv ründab kiiresti ja selle laskemoon on nähtamatu. Sõdurid on kuulnud midagi laserist, aga see tundub hullumeelne. Kõik, mida nad teavad, on see, et nende kaaslased on rindel leekidesse lagatanud ja teised sõdurid pole suutnud tuvastada, kust rünnak tuli või mis selle põhjustas. Kõik, mida nad teavad, on see, et midagi võib varitseda. Võib-olla on Ukraina uus relv võsas peidus. Võib-olla on see peidetud punkrisse või kauguses oleva hoone rusude taha. Venemaa sõdurid ei tea. Kui droonid sumisevad nende kohal, otsivad nad vaikset tappet, mis on neid hävitanud. Nad ei leia seda üles ja peagi lahvatavad leegid. Kummitusrelv lööb taas. Kas see võiks olla Ukraina sõjarinde tulevik? Sunrayl on kindlasti potentsiaali, kuid praegu keskenduvad selle loojad Ukraina kaugmaa droonide probleemile. Kui Sunray osutub selles valdkonnas sama tõhusaks, kui ta paistab olevat, ei pruugi minna kaua, kuni see kaasaskantav teleskoobi moodi relv hakatakse rindel peitma, valmis tulistama nähtamatut surma iga mööduva Vene sõduri suunas. Nagu oleme varemgi korduvalt näinud, on Ukraina näidanud üles erakordset võimet uuendusi teha väga piiratud eelarvega. Sunray on lahendus konkreetsele probleemile, kuid tulevikus võib sellel olla palju rohkem kasutusvõimalusi. Sama kehtib ka selle robotarmee kohta, mida Ukraina ehitab. Vaid 3 aastaga viis Ukraina maismaadroonide tehnoloogia olematusest sõjakulgu muutvaks ning sellest kõigest saad rohkem teada meie videos. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet, et saada rohkem infot Ukraina uuendajate mõtetest sündinud uusimatest ja parimatest relvadest. Aitäh vaatamast!